Kallis päikesejänku, minu uus tuur Kangem Kraam on nüüd müügil piletikeskuses. Teie, kallid jänkud, saate osta sooduspileteid -30%, kui te kasutate sooduskoodi kuuküülik. Jätke meelde, kuuküülik ja saate endale 30% odavama pileti. Tulen igale poole üle Eesti. Paljud on kirjutanud, millal sa tuled Kuressaarde. Nüüd ma tulen Kuressaarde. Millal sa tuled Elvasse. Nüüd ma tulen Elvasse. Ma tulen igale poole Kangema Kraamiga ja ostke juba täna sooduspiletid, sellepärast, et neid on ainult piiratud hulk ja näeme show'l. Olen tuuril detsembrist jaanuarini. Aitäh! Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon! Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtlesin üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Kas mu oma võid veits juurde keerata või? Nagu klappidesse lihtsalt? Muideks Tõnu on meie monteerija, et ära siin hakka pouchima teda. Ma respektin nii palju neid teisi, ma olen nii palju vastu näppe saanud sellega, see on nii perses. Kogu aeg keegi rotib rääski, ebareaalne. Ise jääd ilma, vaata, täiesti perses. Nagu ebareaalne. Ja Tõnu teeb nagu hästi, ta on nagu usaldusväärne ja ta teeb tasuta, vaata, et see on nagu tema jaoks lihtsalt... See kolmas on kõige mõttetum asi. Ta on meie perekond, jah. Ta on meie poiss. Me peame hakkama tegema Tõnuga nagu Stigiga vaata Top Gearis, et me paneme tal seal kostüümi selga ja keegi täiesti on. Kas läks paremaks ka või? Jaa, thanks. Jah. See on ka naljakas käisime. Oli siis pärast seda laupäeva õhtut, vaata, kus ma ei maganudki terve öö ja siis oli kohe see, et sõidame Tartusse, Tõnu, mina, Miikael, Roger on seal juba. Ja siis, kus Tõnu näeb, mul on need crazy eyes. Ma olen nagu hoida ja täna tuleb kahtlane. Sest full see tegime shoot on ju ja siis 2 show'd Kennis ja ei vaata, see ongi täiskasvanu märk, et suudad mälus peaga asju teha. Kuidas selle Biffi ära rääkisid siis? Mina ei rääkinud. See on Tänni maitse ka. See, kui keegi vihkab Tänni, see on Tänni jaoks. See nagu on nagu selline, sa pead ära rääkima ta, et see ikka lõpuks muga kaasa tuleb. Mis oli S-asi? Oma game'i vaata proovile panna. Ja Tänni see on aus tegelikult, niimoodi õpid tegelikult kõige rohkem vaata. Sa oleks pidanud selle tüübi villasse saama. Ei, aitäh. Ja kõik, vana hea HPV villa. Hakkame jälle see jutt viituna. Jälle see jutt, mõtleme, ma juba tean nii palju vend, 15 mintsa rääkisime laupäeval, juba tean terve elulugu lihtsalt. Ei, I got a tiger blood. Aga legit S-asi, mis Biffil ütlesin, mul on HPV tüved 18, 32, 18 on suht ohutu, 32 on kõrgema riski tüvi, et me ei hakka nikkuma. Ja vaat just see, kui sa ütled, et ei hakka nikkuma, siis läheb tal, mis mõtled ei hakka? Et see läheb, see on nii nagu... Täna ma ei tea, kes teid kasvatas nagu. Aga kuidas sul läheb? Jaa, tere, jaa. Meil käib, jah? Ammu juba. Okei, davai. Siis ma hakkasime jäppima, vaata. Mul läheb hästi. Välja arvatud see, et ma siin traumas, kui ma Täniga 15 mintsa rääkisime, siis rääkis kõik oma need pahed ära, et need laupäeval oli, jah. Laupäeval oli. Ma ei tea, kas need on pahed, või? Ma ei tea, no sa ikka jutustasid päris korralikult, jah. Ja, mul oli jutustamist toimub. Sul oli väga jutustamist. Sul oli väga jutustamist. Vend pärast läks ära, vaata. Siis Fred oli ka mul kõrval. Siis ma olen mingi... That's a lot. Siis Fred hakkas midagi, Fred, ole vaid korraks. Fair. Sama. Lihtsalt korraks vaikuses 5 minutit. Sa pead seedima. Ma olengi selline nagu vintage wine. Yeah. Oh my god. Laagerdama, nuusutama, seedima.
aga ei, mis seal ikka, läheb hästi, läheb kiirelt nagu ikka periooditi, siis praegu on täpselt kiired ajad peale ja igale poole siit-sealt ja eks ta eluke niimoodi läheb, noh. Voot. Oota, ma lugesin mingit pealkirja, ma ei ole 100% kindel, on ju. Aga sa rääkisid mulle seal Saksamaa presidendi vastu. Vaata, me saame väga erinevates kohtades kokku. Ja, mis... Ja, me nagu treffame seal Saksamaa presidendi asjal. Üliveider. Tänni näed kuskil klubi ees. Vetsus. Fucking kuradi. See crazy eyes, tahab. ja mina ei saa aru, kas mida iganes ma olen. Aga kas sa teed nüüd juba mingi veel ühe spa nagu või? Salongi ja veel ühe või? Ei, veel ühte ei tee. See sama ongi nagu, mis algselt planeeritud oli. Sellega läheb päris tegusalt, päris usinalt. Nüüd SA detsember ja siis avame kõik mingid töötajad, asjad on paigas ja siis nüüd juba on graafikud, inimesed saavad vaikselt, ma ei tea, millal see välja tuleb meil. Ma ei tea, aga ma ei oska öelda. No ühesõnaga, enam-vähem saab tegelikult kirja panna juba põhimõtteliselt laupäevast. Ma lähen 23. reisile, nagu varem ei saa mulle teha mingit lõikust. Saab, ma arvan. Mis kuutan on? Ma ei tea. 11, ei saab ikka muidugi. Kas te botox huuli süstiste seal? Sulle mitte. Ei, Rogeril on vaja. Tal on vaja või? Mul on ülest võib-olla vaja. Alum on kuidagi suurem, vaata. Aga sa vaatad siukseid asju või? No tähendab vaata muidugi. Reaalselt või? Mul on näiteks... Ainult meest. Ülaõul on räme flat. Kuule mees, sul on botoxit vaja, vaata. Mees, ma ei taha sinu vastikku vaadata. Ei, no, aga nagu reaalselt vaatad või? Ei, no see ma panen tähele. Või sa oled koomik, sa oled naljavend, lihtsalt tegid nalja praegu või? Okei, no nüüd sa võtsid kõik relvad mult ära nagu. Vaata, niimoodi tulebki minuga rääkida, nüüd ma olen relvitud. Jumala paljudel, kus juures on see, et neil on mingid imelikud elemendid, mida nad inimeste juures vaatavad. Näiteks Kellil on mingi, et ta paneb tähele kohe hambaid, vaata. Et kui hambad on nagu natuke siit-sealt ligadi-logadi, siis ta mingid, et kuule, et see vend võiks küll hambarsti juurde minna. Sorry, Kelly, exposin. aga samas ma kogesin seda enda peal ka, siis mulle oli ka nagu see esirida oli okei, aga see alumine oli niimoodi, et mul oli see hammas on ja, see oli nagu täitsa taga. No ma ei tea, ma kuulsin kogu aeg, kuule, et sa nagu neid kappesid ei taha, pane kaped peale, viitsid. See pane. No iga päev vaata, et ühesõnaga nagu mingitele inimestele mingid omad vaata kiiksud, vaata. Ja samamoodi, sul on ka siis nüüd oma mingisugune veidrus. Ei teagi, jah, Roks, sa kannad kapet, jah. Mul on unekappe küll. Ta paneb uneks. Nagu et paned lihtsalt öösele. Ta sureb ära muidu. Aga see muidu, mul on see, et... Keel kukub kurku. Ei, mul läheb lõug nagu liigesest välja öösel. For real, ma ei tea. Vaata, kunagi olid breketid. Siis nihutati alalõuga ette poole. Ja siis jah, kuidagi nagu magasin ja siis ta hakkas nagu kuidagi välja kukkuma. Ja see oli ülivittus, seepärast, kui ma olin nagu noorem ka, ma mäletan, ma tegin nagu mingi MDMA-d, vaata, ja siis kuradi õhtu otsa närid, vaata midagi, on ju. Ja siis ma käisin ühe korra niimoodi, ma läksin peale seda, ma mäletan seal mingi Wild Night, tegime M-i ja veel seeni ja asju, ühesõnaga. Ja siis nagu, mul läinud nädal aega pärast tagahambad kokku nagu. Ja siis ma olin nagu suusareisil ka ja see oli nagu, no ma sain minu elu, aga ma sain nagu suppi, nädal aega suppi, vaata. Noh, see oli nagu... Nii wild story on praegu lihtsalt. See oli fucked up lihtsalt. Lõug on perses, sõin suppi ja olin suusatamas kuskil. Aga Roger ongi Antoni Bourdain. Ja siis põhimõtteliselt siis mulle öeldi, et ma pean magama nagu selle kapedega. Siis mul oli full on nagu konstantselt peal nagu mingisugune aasta aega äkki või. Et nagu niimoodi, et ta lükkabki seda tagumisraamast, lükkab nagu ette poole, vaata. Et siis Rahme kallis oli ka mingi 4,5 kilo või. See on 5 alla ka risk. Ja see on fucked up nagu. Aga no vähemalt nüüd on okei. Aga sul pandi mingi retainer ka sisse. Ja siis kui seda ei panda, siis läheb kohe tagasi putsi. Et siis ma nagu ei võtta seda ära ka, siis muidu ongi jälle varsti tagasi, vaata. Ja siis jälle kelli kohe ala mul ka, pane kaped, vaata. Aga sealt vahelt puhastada on nagu nice. See on valus, jah. Mis sa teed? No kuidagi, mul on see... Sa kasutad sa väikest või? Mul on see kuradi see, mis sa paned see vahele, see kuradi niit või mis iganes see on ja siis on see
pesu see ka, vaata see, mis paned survekaga püüad nagu sealt panna. Sa oled nagu tulevikku võinud ja ma olen kasutanud see väikest. Ma ei tea, mulle hambaarst ütles, ega mina ei tea, võtta see, no okei, davai, minuga on väga lihtne. Ma arvan, et meestega on üldiselt väga lihtne, et kui sa ütled neile, mida teha tuleb, siis on toine. Ja siis ongi, et see nagu, ma olen suht primaarsed elundid, vaata. No tegelikult, ausalt. Primaarsed elundid. Nagu reaalselt, et noh, igas asjas on tegelikult see, vaata, et sa pead nagu inimesele, mida eriti meestele ütlema, vaata. Noh, mul YouTube'is samamoodi, no näiteks kui ma ütlen, ma panen mingi video, näiteks räägime subscriberitest, panen video, noh, ma ei ütle, et subscribe'iga, siis on see, et võib-olla keegi siit sealt kellegi äkki meeldis, et pani subscribe, pani unsubscribe, mis iganes. Kui ma ütlen, et pane subscribe, siis on nagu mingisugune versus see, et põhimõtteliselt kui sa ei ütle, on mingisugune, ütleme, 10 kuni seal mingi 50, kui sa ütled, on mingi 200-300 pluss. Et see on nagu, see on nii lihtne asi, mida teha tegelikult. Ehk siis subscribe'iga. Me ei ole kunagi teinud, me pigem ütleme just pange unsubscribe, me ei taha. Nad teevad no just, aga vaata, me ei saagi parata midagi, me oleme nii nagu ma olen nii anti-huumor nagu, et thanks, äge, et kuulad. See on tänne jaoks peavalu iga kord. Jälle peab salvestama. See on see. Mis sa teed seda? Sul on vaja show'd müüa või? Tegelikult enam ei ole, aga väga fun on. Ära ütle seda ka, Dan. See on ka päris asi, mida öelda. Selle tuleb kiirelt, läheb kiirelt. Kõik on välja müüdud. Mulle meeldib, et Dan on seda varasemalt ka proovinud, kus ta ütleb, et piletid välja müüdud. Ja siis ei ole kõik, aga ma kuulsin, et see on välja müüdud. Ja siis olen Raplas mingi 20 inimesed. Ja ma arvan, sellega on set kõige parem ka tavaliselt. Ei, mida rohkem rahvast, seda parem ikka. Parem tunne ka, vaata. Tead, et sa jään miinusesse. No siis umbes sama, nagu sa seal Põltsamaal tegid, vaata. Jah. See oli lemmikkeika mul. Ma oleks nii väga tahtnud näha. Ei no mees, see oli nii haige. See oli haige, kus läheb. Ja mingisugune, mis see oli? Linnapäevad või? Lossipäevad. Lossipäevad, nagu me Põltsamaal. Siis me olime Lambist Kelliga olime seal ja siis tema sõbrannad ütlesid, et kuuled, et mingi lossipäevad toimuvad, et mingi esineja ja siis Daniel on ka seal what the fuck, okei, davai. Küsisin, Times saate. Ei no, ma ei tea, mingi veider asi on, ma ei tea, me peame minema, ma ei tea, ära tule. Ei no ma võin tulla, mul on soova, nagu nii midagi teha. Ei no, aga ära tule, mees, ära tule. Mees, ära tule, vaata. Ei, mul oli see, et nagu ma nagu teadsin eos, et see tuleb putsis, sest brief ütles, et see on kuskil restoranis sees. Jõuame kohale, see on õues ja nagu vihma tibutab, pluss ülipalju toole, hästi vähe inimesi. Ja mul oli see, vähemalt keegi nagu, see on nagu selline vaakum, siis tuleb väike pomm, keegi ei saa teada sellest. Ja siis muidugi ei saa kirjutada, ma olen see, et küll. Kes järgmisena kirjutab? Alar Karis või? Kuule, mõtlesin, et vaatan üle, et kas kutsun Roosi aeda järgmine aasta. Ei no, aga nii oligi, siis põhimõtteliselt ma olen kuule, et ma ei tea, Anna teada, mis kell esineb, kell peale. No jaa, mingi kell 6 just lähen peale. Kuule, aga mul varsti on tulemas see kuradi see uus tuur, et tegelikult võid nagu sinna minna, vaata. Ma mingi sebin pileti. Ja vaatame, kui see on. Kõime mitse, kuule, me tuleme. Me tuleme, vaata. Ja see oligi, seal oli reaalselt nagu, seal lossis on räigelt, suur ala, vaata, nagu, open space, suur ala. Sul on suur lava ka, nagu räigelt suur lava. Ja siis seal ees oli lihtsalt, sa kujutad, et väiksetes linnades pannakse mingi toolikesed, vaata. Ja siis on kõik mingi süke, siuke average vanus on mingi 40 pluss, vaata. Põltsamaa inimesed. Ei no, inimesed on igal pool. Ma olen Jõgevalt. Sa oleks pidanud varem ütlema. Sa oled Tallinnast, Ei, ta on Jõhvist. Ma olen Jõhvist. No, tead, mis muu loogika on, et ma ei tea, kas te nõustad, kus sa pärit oled Tallinnast? No ma olen Tartus sündinud. Tallinnas üles kasvanud. Nagu mõlemas linnas. Sul on ju Papa Euroniks juht. Tartus, ta oli vaene. Mu isa on üldsegi. Said Euroniksi diili nüüd? Ei. Ei saanud? Ma ei ole küsinud veel. Ma ootan õiget aega. Oota. Ühesõnaga, mu loogika on see, et mitte ükski normaalne vend ei tule Tallinnast. Ei tule küll, jah. Nagu mõtle natuke nagu nii-öelda, et kes on nagu, siuke chill, mõnusa vibe'iga tegelikult, ei ole munn inimene, vaata. Nagu, mitte keegi ei ole Tallinnast.
mitte kunagi. Minu vähemalt nii-öelda siis experience näitab seda. Ei siis mõtle, kuidas meie lapsepõlved, kuidas me veetsime lapsepõlvi, on ju mingi kuradi külapoest ostsime õlut, on ju, suitsu individuaalselt üksikuid nagu sigarette. No võib-olla sina, jah. Siis Edgari poest sai ja Anne poest sai Jõhvis, on ju, ja käisime mingi kuradi mahajäetud hoonetes, noh, seiklus oli. See on õige sõna, seiklus oli. Aga Tallinnas on see kapitalistlik, et sa hakkadki lihtsalt mingites baarides käima lapsena. Käivad inimesed niimoodi baarides? No ja ikka tean neid, kes nagu hakkasidki, kes ongi mingi Tallinna Inglise kolledži õpilased. Sul on nagu kiirem võimalus nagu enda elu nagu, esiteks kasvad kiiremini üles, teiseks nagu sa võid enda elu kiiremini perse keerata. Mingil määral on ju. Sest ma vaatan ka, et me jooksime ringi seal nagu, tee mis tahad põhimõtteliselt on ju, Jõgeval, Jõhvis, Tartus ka tegelikult Tartu on nagu, ei saa Tallinnaga tegelikult mingil määral ikkagi võrrelda, on ju. See on suht väike koht, jah. Ta nagu on nagu linn, aga tegelikult on ikkagi, suke, pigem ikkagi väiksem võrreldes Tallinnaga. Et seal saab ka seda tavalist elu nagu elada, on ju. Siis ongi, et mõtlesin Tallinnas, inimesed on kuskil koolides, on ju, autod sõidavad, mingi vennad mängivad jalka, kuule, halloo, mis asi see on, vaata, see kuskil Raua tänaval, vaata see kool, mis iganes on, mingid stata mängivad. Ei, see on nagu veider, vaata. Tallinna noortel on alati mingi töökoht ka, vaata, juba. Tead, sa oled mingi 14 juba kuskil objektil. Ei, see on alati, ei, for real, ma olin, vaata, käisin Tallinnas koolis, aga kõik suved, kõik vahed otse Tartusse, vaata, vanavanemate poole ja maale ja niimoodi, vaata. Ja siis teistel oli see, et töötan Jätsi putkas ja värk. Ei, no seal on nagu lasteaias on nagu läbi põlenud lapsed. Nagu neil oleks ettevõtte 2 lahutust juba selja taga. Aga vaata lasteaed, ma ei tea, kuidas teil, aga meil lasteaed oli ikka heavy. Ma arvan, sealt tuleb suurenesti see ka õpetus ka nagu ikkagi eluõpetus. Seal ikka midagi, juba lasteajas midagi valesti tegid. Ma mäletan, meil oli korralik terror oli seal. Istusime kõik nurgas nagu niimoodi, keegi midagi tegi, terve see sats sai, vaata, et siit-sealt see lendas ühte nurka, see lendas teise nurka, kõik istuvad nagu väiksed hiirekesed, niimoodi istuvad, et keegi julgeb piuksugi teha. See oli lasteaiaõpetus oli korralik. Sa vist kogemata käisid kaitseväes. Aga meil oli lasteaias, ma käisin Kalevipoja lasteaias. Ja meil oli seal... Ma oleks pidanud naerma praegu. Ei, see on nii propaganda ka. Kalevipoja lasteaed. Seal polnud keegi kuulnudki sellest. Ja meil oli kasvataja Linda, kes tal oli... See on nii klassik kasvataja nimi. Mul oli Liil. On kas Linda või Reet, on ju? Sellist kasvataja nimed. Elsa oli mul ka. Elsa. Mingi šokolaadipaki. Ja siis Linda, tal oli mitte magamistoas, tal oli lasteaias magamistoas. Ei, tal oli seal vannitoas, oli nagu vann. Lasteaias oli vann mingil põhjusel, aga tal oli see vann täiesti nagu ääreni savi täis. Vedelat savi. Ja siis ta kogu aeg seal voolis ingleid sellest savist. Ja seal olidki nagu mingi tuba oli täis mingi kuradi sadu neid identseid ingleid ka, mida tegi nagu masstootist ja veider oli jah, see oli nagu vene rühmad ja siis olid Eesti rühmad. Siis kui me Eesti rühmad talvel näiteks ehitasime Lumme memme selle õue vahetunni ajal, siis kui oli järgmine see venelastel, nemad õues, siis teadsid, et nagu kõik pekstakse sodiks. Et tehti nagu, me saime seda propagandat nagu kõvasti. Korralikult. Ja ei, nad tulevad ikka lammutama. Aga sa oled ka kuskilt pool vene perest? No ma teist poolt ei tea, isa mul pole, aga ema on jah Venemaalt pärit tuli juba siis äkki mingi 40 aastat tagasi. Kust Venemaalt? Vologda kandist. Vologda, jah. Et see on mingisugune 1000 kiltsa põhimõtteliselt. Kui Jõgevalt sõidad, see on 1000 kiltsa nagu saad ikka, mitte päris keskel, aga nagu Teisel pool Uureleid siis?
noh, ei, pigem ikkagi Moskvale lähedamal, aga seal lähedal on ka nagu mingisugune Aga sa oled seal käinud ka nagu? Ja. Kõik suvad olid seal tatina. see suvi ka. see suvi ka midagi. Siiamaani tatti. Haige kuuror. Iga kord, kui Eestis leitakse mingi see spioon, kes on samal ajal mingi kapo, mingi praegu oli teema. Ja siis öeldakse, et jah, et kahtlus tekkis, kui me märkasime, et ta käib 7 korda aastas Venemaal. Alles siis tekkis. Alles siis tekkis kahtlus. Ja üritas mingit sularaha viia. Ei no see praegu nagu isegi mõtlen, kuigi mulle seal on, muidugi selles mõttes on kahju, et mul on vanema vanaisa maetud sinna, et nagu normaalse inimesed tegelikult ju võiks ju haudu külastada, aga no mis sa teed, et ilmselgelt ei lähe praegu sinna, ega mingil määral ei ole soovi ka, et seal on seda elu nähtud küll ja iga kord tegelikult, kui ma selle peale nagu mõte läheb või me meenutame midagi ala vanema vanaisa aegadest nagu emaga räägime, siis ma olen alati mamps, kuule nagu reaalselt aitäh. Nagu ma ei tea, mis sind siia tõi, aga aitäh. Nagu reaalselt, et selles mõttes, et see eluke seal, see ei ole mingi meelakkumine, see on ikka, siiamaani lähed. Praegu veits oli sama vibe, kui me käisime tegime seda Balkani reisisaadet, siis me käisime üks koos nagu Transnistria, mis on kõige rohkem naljakam riik nagu maailmas. No riik, ei pane nende lipp ja see ja seal oligi nii sõge, võib-olla kes saadet vaatas, seal me tõimegi need asjad välja, aga oligi täpselt sama vibe, mul nagu selles mõttes räme throwback, et ongi täpselt see, mis ma need suved seal veetsin, siis oligi täpselt same shit nagu mingi see vibe ja see on kõik, et selles mõttes jah, aga lihtsalt see eluke seal on nagu ikkagi karm. Karm. Ja aga vaata, nad oskavad leida selles karmis keskkonnas mingit väikest rõõmu, vaata. Sa harjud äravad, inimene harjub lõpuks iga asjaga ära. Ta ei tea paremat. Aga venelased oskavad vaata veidras koha saati puhata ka või vaata läksida. Venelane on alati see, kes mingi kesklinnast kuskil silla kõrval käib ujumas, vaata. Spiidodega. Aga nagu naudib ka. Sa vaata mingi Miikali, kogu aeg pirtsutab, kogu aeg ei sobi midagi. Aga venelane ongi lihtsalt, võtab maantee ääres päike. Rikkad sõidavad mööda talle. Mulle mingi suur õllega vaatab, suvel eriti vaata, suure õllega vend, vennal on see fannyback niimoodi üle, vaata ka, siis kõnnib, vaata, kes tänavad Tallinnas, kesklinnas kuskil, vaata, mida sa teed, vaata, pane särk selga, aga meil on palju õppida neilt tegelikult ja mulle ja mina nagu ei salga seda, ma arvan, et see on just teeb eestlased nagu eriliseks ja põnevaks, et meil on see sünge minevik ja meil on selline kuidagi, ma ei tea, kas fatalism on õige sõna, aga positiivne pohhuism kuidagi, et me ei vaevle nii hullult nendes mingites eksistentsiaalsetes küsimustes, kus võib olla need lääne-eurooplased, kes on harjunud hea eluga, vaid meil ongi nagu see, et jah, et pool kuradi perest on surnud ja elu on tegelikult karm ja mõttetu, aga kui sa aktsepteerid seda, siis on sedavõrd nagu lõbusam. Et siis sa päris naudid elu, et sa ei oota kogu aeg elult midagi. Et see on see, mida ma panin tähele Austraalias ja mingi Saksamaal elades. Ta oli nädal aega Saksamaal. Ma olin 6 aega Saksamaal. Sa oled see vend, kui sa 6 aega oled, siis sa elasin seal. Aga tal ei ole pikemat üürilepingut kunagi olnud. Aga nad on nii harjunud selle hea eluga, et nad võtavad seda nagu mitte privileegi, vaid nagu õigusena, aga eestlased on kuidagi rohkem 2 jalaga maa peal, on ju, et me kuidagi neid pseudoteemadest räägime vähem, meil on lihtsalt hea meel, et pommid ei kuku, et see on tegelikult, see on just nagu äge. Muidugi on. Jah, et mulle väga meeldib Eesti ka. Mul on ka hea meel, et mu ema mendi Venemaalt ära kohe. Tegelikult. Jõhvist. Ja, pretty much Jõhvist. Kus sul ema pärit on? Kotinukalt. Ja, ma sündisin Puru haiglas. see ongi, Tõnu, shut the fuck up. Puru haiglas sündisin, pikk sünnitus oli. Oota, Kotinuka, kus see on? Kotinuka, Ida-Virumaal kuskil. Aga muidu mu nagu mingi vanaisa on mulk üldse. Ta on üldse mingi Viljandi kandist kuskilt nagu pärit ja
vanaema, isapoolne vanaema on üldse mingi liivlane, vaata oli, rääkis liivi keelt ja kuradi, aga mul üldse nagu ei ole tilkagi Eesti verd tegelikult, kõik, viimast 3 põlvkonda mehi on alati võtnud mingisuguse rahvusvahelise naise, vaata. Okei, see on veider. Tuleb üliveider. Teisest rahvusest naise. Rahvusvahelise naise. Ja, aga vaata. Man's International. Nüüd ongi mitmekesine geeni gene pool ja hambaarsti juures ei pea käima. Hea hamburis. Väga vedas. Jah. Eks mingid kõverikad ja vahed on, aga nagu ei valuta. See on kõige tähtsam. Saad toorest liha süüa. Jep. Aga siis su isaga sa ei ole kunagi kohtunud või? Mitte kunagi? Ma mõtlesin korra, nüüd oli isadepäev käes, ma mõtlesin, teen siukse pildi, et panen pildi üle. Mina isaga. Thanks, paps! Aga ei, tegelikult ei ole kuidagi nagu uurinud ka, ei ole nagu sinna teemasse nagu süvenenud. Ja siis kuidagi mingi hetk, vaata, kõik elu läheb nii kiirelt, et mingi hetk oled sa juba üles kasvanud ja kõik asjad paigas ja siis sa on mingi who the fuck cares. Aga see on huvitav, et sa just täna oled meil siin külas, sest et just tänases episoodis meil on selline segment nagu sind otsides. Siin kardina taga on meesterahva rivis. Sa teada, et su isa on mustana. Et ta läks piima ostma. Me just oli see, et reageerima vaata seda, mida mallukat on ja siis meil see Pärtepoeg, kes käib meil saates on ja mõne ta oli siis temaga koos reageerisime seda ja siis tal ka vaata on ja iga pole isa on ja siis ja sa tahtsid nii väga teha midagi. Ma teen ma jätsingi selle pausi praegu. Ei. Et ühesõnaga, et tal on ka tegelikult siuke, et pole isa on ja siis meil oligi, et kuule, et ta teab vähemalt, et tal on kuskilt, mida sa teed? Ma arvasin ei, ma praegu ei tee isegi nalja, ma arvasin mingi 10 aastat, et Pärtelpoeg on Dave Bentoni tütar. Ja keegi, that's racist, bro. Ei, ma tean, nagu see ei olnud pahatahtlik, okay. See lihtsalt on midagi, ei, sest ma olin nagu Eestis on 2 mustanalist ja nagu vanused kuidagi nagu klapivad ja siis mõtlen, et Pärtelpoeg on raadios, vaata, rääkis mingi muusikasja. Et mul kuidagi pea connectis. Pärtelpoeg rääkis raadios muusikasja? No ma ei kuulanud tegelikult, aga ma lihtsalt eeldasin, et see on selline musikaalne perekond, vaata, hea rütmitaju ja siis... Sa lihtsalt kaevad enda lauka praegu. Kangem kraam, ma ütlen täistunnil. Tead, ma päriselt arvasin seda ja see ei olnud kuidagi pahatahtlik. See on lihtsalt nagu... ma ei teadnud paremini, vaata. Okei, no ma seivin su ära, räägin edasi oma juttu. Ja räägi. Räägi. Ei, tegelikult veel oli see, et ta oli mingi, et kuule, seda ta teab, et ta isa on Senegalist pärit ja mõtled, et siis me olime, kuule, lähme siis fucking Senegali, hakkame su isa otsima, vaata. Jumala äge trip oleks nagu kuskil Aafrikas, vaata, paned ajama sinna. Siis hakkab Pärteka isa otsima seal, vaata. See Senegali prints äkki, vaata, kuskil. Give me $1 billion, vaata. Otsides Pärtel isa. Pärtel isa. Pärtelpoja Pärtel isa. Okei. Aga mis rahvuses su paps on? Seda ka ei tea? Ma ei tea mitte midagi. Nimega ka ei tea? Ei, nothing, nada. Üldse nagu ei huvitav. Niimoodi on päris huvitav ju ka tegelikult. Väga huvitav on, aga samas vaata, nüüd on see case, et nagu kui ma ise kunagi peaks isaks saama, siis nagu, sa tead, et no sina ei saa nagu ma ei tea seda. Ja sa pead enne kõvaks saama. Ei tea, väikse HPV beebi. Aga ja sa arvad, et siis ta tahab nagu teada vanaisa kohta? Ei, mitte seda, lihtsalt mu point on see, et siis vaata, ma arvan, et kõik mehed, kes on isat üles kasvanud, on pigem see, et kui sul tuleb laps, sa tead, et homo. Et sa pead ise ka nahad tegema. Nüüd on minu kord põgeneda. Kepi kukkuge ennast kaugele.
see võiks minna sinna Vikerisse küll, jah. ei, tead, mis on perses, nagu püstolreporterid on avastanud podcast'id ja nad on päriselt hakanud nagu noppima sealt mingeid asju pealkirjadesse, see on nii perses. Nagu see on private conversation. ühesõnaga, et olla nagu võimalikult ikkagi parim isa, et sa oled alati olemas, sa ei kao kuskile ja sa oled nagu olemas, et see on nagu noh, võib-olla nagu teisipidi nagu aidanud või nagu mingi mentaalse poolega, et noh, mõndadel on see, et hakkavad uurima, küsima, on ju, see on pigem jälle mentality küsimus, on ju, et lõpuks noh, vahet ei ole, on ju, see inimesed ise nagu kuidagi nagu siis, ma ei tea, otsustavad, kuidas nagu seda asja approach ida, vaata. Aga minu jaoks ongi see, et nüüd, kui mul tuleb laps kunagi, siis ma olen nagu olemas, noh. Mul on suure plaan. tõenäosusega, et seda palju parem ka nagu vaata kohe ja et sa võib-olla oskad mõista, et mis hetkel oleks tegelikult see tugi olnud hea, on ju. Ja... Mõtle, ma saaks teada, kui mul paps oleks mingi Euronixi boss, noh. Päris aus oleks. Väga aus. Väga aus ju tegelikult. Et rõmeks vennad. See küll aus ei oleks, noh. Ei tegelikult, ei no selles mõttes, et noh, et mine, vaata, sa ei tea never, äkki Pärtikal tõesti on mingi Senegali prints, vaata, no, mis iganes või mis iganes. Ma olen selle skämmi ohvriks langenud juba. Oled, sa saatsid või? Senegali prints, vaat. Kui mina saan isaks, ma hakkan kohe ekstreemspordiga tegelema, nagu ülipalju. Ma hakkan cave dive ima, mägi ronima, rakmet, et kohe, samal kui naine on rase kodus. Seitan säskräkk. Ja jah, vaata, ongi erinevad taustad. Nüüd ma imestan küll, miks see naine tuli suga mälisema, et miks see siuke misogüün oled. Jah, aga vaata, veider on nagu see, et ärge siis revardige seda siis käitumist. Aga seda küll, jah. Sest need naised, need mehed, kes on nagu mingi noh, ka kuradi värvitud kaenlaukudega ja värvivad küüsi ja rääkivad, kui woke nad on, vaata. Ma tean, mida te teete. Te üritate kuradi, ma arvate, et te panete mingeid õigeid arvamusi sinna masinasse ja tuss kukub välja, vaata. See ei käi niimoodi. Attraction töötab teistmoodi. Ja mina ei kasvatan, mina ei loonud reegleid. Ma lihtsalt mängin nagu, ma leidsin ennast maailmas, kuhu ma sündisin. Ja ma käitun nagu loodusseaduste järgi. Aga me ei räägi tegelikult üldse siin minust. Meil on täna siin tegelikult külas Andrei Sivakin, poolvenelane ja ka teisi asju. Aga kas sul seda hirmu ei ole, kuna sa nagu oma seda sugupuud ei uuri, Eesti on ju nii väike? Mul ei ole kedagi Eestis. Sinu teada? No ei ole ju. No ma eeldan, et ei ole. Emps on? No ema on venelane. Full on. Full? Nagu full. Eesti keelt räägib? Ja ikka, no perearst. No. Perearst, jah? Yeah. Ta räägib. Siis nagu justkui peab rääkima. No, ikka nagu võiks ju vaata. Äkki ta on minu perearst? Ei, ma ei usu. Arvad, või? Nagu sul on see Vaakina perearst. Mis haiglas ta töötab? Jõgeval. See on see, kus ta käib. Kusjuures Jõgevat ja Jõhvit, sa oled Jõhvist, on ju? Jõgevat ja Jõhvit kogu aeg aetakse segamini. Ma olen nii närvilis. Sa oled sealt Jõhvist või? Ja. Jõgevalt. Sama, same. Tegelikult suht lähedal üks. Ja, suht lähedal. Mis on mingi 30 kilti vahet või? Jõhv on väga... See on ikka korralik. Ma arvan, see on mingi... Ma ei tea palju Jõgevalt, mingi 1,5 äkki või võib-olla 2. Ei, Narva sõidab 2. Ma ei tea, ühesõnaga 1,5. Kaugel. Jah, üks on Lõuna-Eest ja Ida-Virumaal. Et sinu teadmiseks. Et it's okay, Roger. Ta oli saanud Euronixi posta, ei peagi teadma. Muidugi. Ei, aga Roxile antakse väga palju seda... Vaat seda ma Roxi juures austan, et paljud mingisugused koomikud või artistid tunnevad survet, kus nad peavad välja mõtlema mingisuguse struggle endale või noh, et nagu neil peab see rags to riches story olema, et kuidagi liivaldavad oma see, noh, et oi kui vaene ma olin lapsena, on ju. Rox kuidagi ownis seda, et ta tegigi selle päranduse poisi, ütleski, et mingi perse, ma olen rich aga ei, ja ta tegelikult, Roger, tuleb ju algusest, ta tuleb virelevast vaesusest. Ta on ju Tartus pärit, noh, Eesti kuradi favela
ongi Tartu, on ju. Tartu Annelina see. Ei, aga tegelikult, ei, aga no bullshit, tegelikult, kui ma olin noor, siis me olime pigem nagu struggling ja paps oli nagu sitaks tööd teinud. Ja siis paps oli nagu luun ja poiss üldse. Jah, luuser. Luun ja luuser. Aga siis ta ikka nagu jah, ta on päris kõvasti vaeva näinud. Jah. Ja siis täpselt õigel ajal läksid rikkaks, kui ma välja kolisin. Ja siis ma nagu üritan nagu saada ka osa sellest. Ai, see, mis droonide mäng toimub nagu Rogeri elus on nagu nii naljakas, aga me ei hakka lahkama seda siin. Pup. Ja vaata siis Robin on nagu su vend. Ei ole, okei. Mul on see genealoogia täiesti satsis nagu. Robin on ka siuke kadunud vend, võib öelda, ma arvan. Et selles mõttes, et sama isa erinevalt emad. ma ei tea, no võimalik ju. Ma ei tea, kas see Kaupo käis lõpuks Jõgeval või mitte, aga et ta nimi on Kaupo siis. Robin isa, jah? Okei. Aga ei, tegelikult vaat see on äge ka, et kui sa nagu ikkagi et ma olen üksik laps ka, ja siis mulle on kind of alati see meeldin, aga samas alati vaatad, kellel on mingid siblingud, et tegelikult oleks jumal äge, vaata. Kuigi ei viitsiks share'ida väga midagi. Aga samas nüüd on see, kui sa nagu täiskasvanu eas ka ikkagi nagu saad mingi sõbra, kes on nagu, kõik asjad on nagu seotud ja teed ja kogu aeg jagad ja möllad, et see nagu, sitaks äge, vaata kind of, saad selle mingil määral nagu venna kogemusega kätte, vaata. Et see on nagu nice. Et ma arvan, et Robin täidab su selle tühimiku. Venna tühimiku kindlasti. Venna tühimiku, jah. Kas sa oled täies nutnud? Ma ei nuta üldse väga. Ma isegi ausalt, ma ei mäleta, millal ma viimati nutsin. Võib-olla panin ühe pisara, kui ma Kelliga vaatasime Friends. Siis kui Ukraina vastu hakkas. See on komöödia podcast, ärge võtke tõsiselt. Mitte midagi, mida me siin ütleme. Sa lihtsalt jätsid täpselt piisava pausi. Ma jätangi, et sa saad endale veel vaata auku kaevata. Aga aitäh, et sa tulid. Ma ühe pisara panin, kui Prigožin ära suri. Siis üks pisar tuli. Kui Moldova valimistulemused selgusid ja nad otsustasid Euroopa poole minna, siis üks pisar tuli. Pane veel. Sa toos praegu. No üks veel tuleb. Kui Venezuelas Maduro jäi võimule. You know your politics. No my politics. Ta on selles teises inforuumis väga palju. Maduro ikkagi on ju päris konkreetne asi. Ja kui üks veel või? Ei, kui Wagner ära lagunes, siis üks pisarikud. Okei, miks sul see pisar? Mul tuli pisar, sellepärast. Kui Nõukogude Liit kukkus. Okei, sorry. Ja, mine nüüd. Kangem kraam. Kinodes üle Eesti. Ei, siis kui me vaatasime Kelliga, vaatasime Friendsi sarja ja siis oli see lõpp. Ja siis seal mul oli väike pisar. See oli viimane kord ja see oli, ma olen 2 aastat tagasi. See on päris leim. See on suht leim küll. Väga leim. See on bammer. Nagu. Väga bammer. Friendsi lõpuni. Ja mulle väga meeldib Friends. Mulle väga meeldib. Tere, mul läks mingi teisest hooajast kaduma juba seal. Oli või? Ma ei suutnud. Ma olen 2 korda seda vaadanud. Üks kord vaatasin kunagi ise ja siis ma ütlesin Kellile ka, et nagu vaata, sulle ausalt meeldib. See oleneb huumori sellest ka, mis suund sulle. Mulle meeldib siuke real kind of nagu pere, real stuff. Et nad on nagu sõbrad ja nagu perekond. Et kui sa vaatad seda introt kasvõi, sul tuleb ka kohe nagu, et Robin laulab sulle I'll be there for you. Saad aru, et see on... Ma tunnen, et me oleme sinu nagu seda psühholoogilist pilti nagu kokku pannud. Et sa nagu... Mul ongi teraapia sessioon praegu. Ja, et sa nutad laginal. Okei, ikka Jagala juga tuleb, vaata, Friendsi juba alguses. Seal oli pisar. Pisar, üks pisar, jah. Üks pisar oli, jah. Okay. Siis Kelli kavatseb
vittu sul toimub. Pederastiga koos. Pedenervi. Et selles mõttes ma nutan ikka vähe, et Ja. võib-olla on lihtsalt ongi see, et nii palju on selle kuradi jamaga juba tegeletud selle sotsmeedia ja kogu asjaga, et sa lihtsalt ei saa nagu midagi südamesse võtta ja sa ei saa nagu emotsionaalne olla, sa ei saa, sa saad kogu aeg konstantselt igalt poolt kuskilt hagu juurde, lihtsalt paneks puid alla kogu aeg. Noh, mis iganes sa teed, head, halba, mis iganes. Ja siis ma arvan, et kui sa nagu hakkadki seda kõike nagu endasse võtma, siis kassidki lõpuks ära ja siis lõpuks mul on, ma olen õppinud nagu kuidagi lihtsalt nagu aga samas see on nagu üli nagu coldiks muutud, mis on suht halb, nagu kind of halb tegelikult. Aga samas nagu midagi ikka on jäänud, aga see on nagu hästi suur süke, see on mingi sarv, kes mingi hetk see tuleb nagu veidral hetkel sul, ma arvan. Kindlasti. Ja siis, kui sa isaks saad või midagi. Kindlasti. Full flipid nagu hästi emotsionaalseks. Muidugi. Et selles mõttes ongi see võib-olla praegu hoiadki nagu kõike nagu sees, vaata. Ja siis mingi hetk on jälle. Hakkad neid Brigitte stiili storysid tegema. Mingi 50 tükki päevas, vaata. Sa võid selle teema üle võtta, mul on praegu no comment. Okei. Mul on praegu no comment. Vaata, ma unustan. Ma tihti unustan selle Eesti Alliance Systemid nagu ära, vaata, et see on nii segane, et kogu aeg nagu muutuvad need nagu, et see on nagu Euroopa enne esimest maailmasõda, et hästi keeruline selline liitlaste süsteem on, vaata, et ma ei saagi aru, et ühel hetkel on mingi, need on sõbrad, siis teisne ajalootund läks, mulle ajalugu väga meeldib, ma olen koolis väga ajalugu. Tänni puhul see on natuke autismi märk nagu, et nagu iga võrdlus on alati teise maailmasõja kohta. Jah. Seal on päris palju võrdlusi tuua küll. Mis on esimene võrdlus, mis pähe tuleb sul? Naised on Venemaa. Selles mõttes, et vaata, Tinderis on hästi palju neid pettukirju hakanud tulema, kus naine kirjutab, et ta ei otsi suhet, aga siis tegelikult see on skämm. Tegelikult ta proovib sind veeretada kuhugi mingi armastusse, on ju, ja tekitada saad lõksu langenud. Sul on naine olnud kunagi nagu suhtes? Muidugi. Lihtsalt selles, oota, mis see ühikas oli? See, Mordoris ja enne remonti. Mordor on see, kus kandis ta on? Seal üle jõe, vaata see. Selle ujula konsul. Jaa, see sama, jah. Ui, see oli ikka ratchet. Ta oli käinud uks. Ma kartsin seda möödas. Autoga. Ma elasin seal. Tead see, kus ei lase? Mis see üür oli seal? 50 €. Oi, passa. Nagu praegu ta näeb okei välja. Ta oli jube siis. See oli crazy. Ma mäletan, kui Dan kutsus mind külla sinna endale üks kord. Ma ei taha, mul on see oli nagu legit, vaata, kus nagu see, et esiteks veider lõhn on ju igal pool, siis on nagu mingi graffiti seinu pekstud, vaata, mingi veider Maris oli siin kirjutatud verega seinale. Sari sittur. Jaa. Siis toa uksi käinud normilt lahti isegi Danil. Sul olid mingid asjad ees. No seal oli nii palju horditud. No et sa nagu pressid läbi ukse vaata sisse. Ja siis seal oli kõige see. Ma tõesti soovin, et ma lõpetaks sellest. Ei, praegu peaks okk olema. No ja siis me kolisime väljas. Ei, siis neil oli mingi 4 rotti, vaata, ka seal toas. Nagu lemmikloomad, aga mõned olid nagu vabapeetavad. No sest me ei saanud nimi ka juba või? Ja Bill Junior, Jim ja 3 rotti. Tundsid ära ka nad nagu juba nägupidi? Ei, no ei ole, mõnel oli laigud, mõni oli pime, mõni oli valge. Ja siis... Ja üks kavaldas Tänni üle kogu aeg. Ja sai puurist välja igale poole. Meil oli selline Tom and Jerry dünaamika. Et üks oli selline pime, vaata, aga see, et ta nagu ei tulnudki päeval kuskil välja ja siis öösel tundsid, et krabistab kuskil. Ja siis ühe korra, vaata, ta oli nagu pime, aga ta nagu kuulis hästi. Ja siis ta nagu pea liikus kogu aeg. Ta oli Daredevil. Ei, ta pea liikus kogu aeg nagu mingi radar, vaata niimoodi. Ta kogu aeg kuulas niimoodi. Punased silmad ka, valge rott selline. Ja siis ühe korra ma nagu magan ja nüüd silmad lahti ja ta on nagu mu näo ees nagu. Vaibib. Nagu ta loeb mind. Ja siis kohe ma olin nagu ja ta on nagu peitu tagasi. Ma vihkan rotte. Tead, kus rott teeb sulle energia massaaži vaata üle keha? Ja. Oh my god, ma vihkan rotte. Ja siis ühe rotiga oli see, et ta nagu
see on veider koduloom küll minu arust. et oli mingi maalimine oli toimunud taas, vaata, ja siis oli toimunud toas, teie maalisite ma ei hakka seal. siin kedagi süüdistama. Türa küll, kes see maalis seal? Teie toas. Akrüülvärvidega oli jäänud see tops, vaata, veega, pintslisegamistops, vaata, vedelema ja siis mitu päeva ei olnud kuulda midagi gymmist. Ja siis hakkasin kahtlustama vaikselt. oli seal sees või? Ei, hakkasin kahtlustama, et äkki ta nagu jõi seda akrüülvett, vaata, ja siis ühel hommikul tunnen nagu, et nagu vaikselt hakkab nagu haisema siin. Ja siis lõpuks võtsingi julguse kokku, vaatasin voodi alla, oligi seal kõhualune täiesti sinine, vaata. Ta oli nagu kettinud end surnuks. Aga ma ei tahtnud teda, ja siis ma tahtsin teda maha. Terve aeg su voodi all. Ma tahtsin talle nagu korralikult matused teha, aga siis elukaaslane töötas Tallinnas, vaata siis, et pidin paar päeva ootama teda, et ma ei saanud rotti matta. Ilma temata, jah. Tartu Kalmistu ei vastanud kõnedele ka. Ja siis mis ma tegin, oli see, et ma nii putsis, ma pakkisin ta, panin nagu 2 kilokotti ta, vaata. Mätsisin niimoodi kinni, aga ma ei tahtnud nagu enda toas seda nagu hoida. See talvel ka, siis ma panin ta sinna ühiskoridori, mingi peitsin ta radikada 2 kilekoti sees. Ja siis lõpuks mingi full koridor laibahois. Keegi ei tea. Radika kõrval ka. Keegi ei tea, kus see tuleb. Ja siis lõpuks nagu see on slow cooking. Reaalselt slow cooking. Lõpuks ma ootasin kedagi ole, siis võtsin salaja, võtsin selle. Viskasin lihtsalt prükkarisse lõpuks. Ei saanudki proper matust. Tõra küll, ma ei... Vana Tartu Iikes, vaata. Sorry, et ma sult kuradi küsisin isikliku elu kohta ja nüüd see backfire nagu... Ei, mis asja? Nüüd sa mingi küsid mult vastu. Ma meelega ei ole rääkinud sellest, sest ma ei taha... Aga vaata, see ongi see, et kui sa nagu räägid puhtaks, siis tegelikult ongi hakkab parem. Ja, see on vabastav. Mina olen nagu ammu kõigega rahu teinud, aga vaata, see on see, et ma annan nagu selle, jätan selle ukse praukile, et mingi inimene saaks kirjutada mulle jälle, vaata. Ja siis ma olen see, et mul on nagu... ma nagu jään haigeks kogu aeg kohe, kui mul on kontakt nagu selle inimesega, see keha mäletab seda. See on kõige näha. Oi jumal. Vend ongi õige. Ja kohe. Ei, see naine oli šamaan küll ja tal on kodus see nukk tänniga. Oi jumal. Paneb talle hambaharju perse. See meeldib sulle. Sa tead, ma tean, sulle meeldib. Okei, aga nii, et sa tundsid siis nagu, sul emps oli siis... Ta tahab juba tal need Puffi nalja teha. Sul emps oli, sa tead, mulle meeldib. Kusjuures need, mis seal oli, need... Kus see, mis tal oli, suvetuur äkki või? Jah, suvetuur. Selle raames, päris hea huumor. See Puffi bitt nagu. Ja, sa käisid vaatamas laivis või? Meil oli, ma käisin seal, kus kui Ari oli ka, vaata. See Vene, see kultuuri seal oli seal. Ei, mitte Vene, see mingi teater või mis see on? Vene kultuurikeskus. Kultuurikeskus. Ari and Friends. Aga suvekale ma lõpuks ei jõudnudki, no. Ja. Aga see oli nagu jah, see sarnane bitt, vaata. Tai. See oli päris. Ei, mul on nagu selle bitiga, ma suvetuuril võtsin linti selle ja mul on, see on ainus bitt, mida ma nagu, see Pafka osa on ainus, mida ma ei lae ülesse. Seda pärast on nagu see, et laen üles ja siis paari kuu pärast on nagu mingi halb uudis, vaata. Ja siis sa saad aru, et läks raisku, et oleks meid hiljem laadima. Ja, et oleks pidanud kasutama ära seda. See just oli see ka, nad on päris hevi see case tal seal. Ja, siis see ongi nagu... Just oli ka see Jürman pani päris head tooni. Head isadepäeva isadele, kes enda laste eest hoolitsevad. Head isadepäeva kasuisadele, kes armastavad nagu enda omi. Head isadepäeva üksikemadele, kes täidavad mõlema vanema rolli. Ja kõikidele kasututele deadbeat dadidele pay your child support. See on päris hea. That's fucking crazy. That is crazy. Jah. Aga vaat see mõnus on kondoomita, vaata. Midagi saab parata. Kumm on
tamm, noh. Ja aga vaat see ongi see on ka huvitav, kuidas meedia seda Pafka seda mis ta oli Wismaris vaata, kuidas seda teemat et ongi mingi et ta mingi suitsid, ärge kajastage seda for fuck's sake. Ja siis on see, et 2 nädalat on see antidepressandid vaata tal kikivad in ja siis järsku need artiklid, nüüd on kõik korras. That's not how it works. Minu arust ka eks ikka iga asjaga vaata, kui mingi probleem või mingi asi on, et siis kui sa nagu sellest räägid, et siis võib-olla keegi teine julgeb saab aru, et tal on ka võib-olla midagi häda või nagu mis iganes. Aga nagu just kui sa nagu ise oled seal kind of ravil, siis võta see hetk korraks ravida, vaata, ja siis pärast tee neid asju ja pärast räägi, et kuidas oli, kui sa oled juba nagu enam-vähem nagu selge. Sa ei saa teha loosimängu, et kes tahab minuga tuppa tulla, vaata. Põhimõtteliselt. Et kind of on see, et nagu see ongi nagu rehab, vaata, nagu that's the whole point, et nagu fix yourself nagu for as long as you need, siis on ju pluss tead, mis ei ole hea vaimsele tervisele avalik surve. Kui sa paned nagu vaat samamoodi ma ei saa aru nendest tüüpidest, kes hakkavad avalikult nendeks karsklasteks nagu, et et ma olen see endine mingi kokaiinisõltlane ja nüüd minu see avalik kuvand on see, et ma enam ei tee. Nüüd kõik, kes võtad sult eeskuju, on ju, ja ka ei tee, nüüd kui sa relapsid, siis tuleb nagu mingi terve laine inimesi, kurat, ma olengi nagu Märt Avani. See on cool. Kas sa ütled, et ta teeb praegu? No ma ei tea ju. Prolli. Ma ei tea, just oli ka mingi mõttes, et 3 aastat pole teinud. Viimasest jutist 3 aastat, see kõlab nagu, et sa väga igatsed. Sa tead täpselt. Ma ei ole täpselt 3 aastat 11 päeva 4 tundi teinud kokaiini, minuti peal. Sekundi peal. Vaat, kui sa juba hakkab, peab mingi Ironman jooksma lihtsalt. See on mingi teema, jah. Et üks hetk olla teemonit ette, siis see on mingi teema, jah. Tee lihtsalt speedi või ma ei tea. Ironman on teema, jah. Jah. Aga ma ei tea üldse, miks inimesed nagu oma... Aga see kainus on küll naljaks selles mõttes, et Kaua sa oled kaine olnud? Kaine ma olen olnud 2 päeva. Ma olen 9 kuud. Või mul on süsteem, vaata. 9 kuud saad kaine olnud? Ei, ma olen 9 kuud savu mitte teinud. Aga mul on nagu süsteem. Oota, kaine tähendab sinu mõttes, et ma teen korra kuus kouki. See on... Ja korra kuus on väga liberaalselt öeldud praegu. Ma mõnikord teen ettemaksu, vaata. Avants. Kõikidel nagu nii erinev see, vaata. Et nagu, mis see kainus tähendab? Ma just tahtsin enne öelda, et mul on see, et paar sõpra on sellised, kes ma olen kaine. Alkoholist. Meie seltskond paneb tina, nagu me muid asju 0, ja siis ongi see, et me paneme ainult tina, ja siis ma olen kaine, vaata. Samal teeb kõik teisi asju, vaata. See on nagu, bro, sa ei ole kaine, vaata, sa ei ole kaine. See on see LA sober. Mul on see LA sober, vaata. Et ma nagu ongi... Sa joosis, joon ikka, aga nagu ei, aga ma sa ei ole sober, te ei lase mul türa rääkida, mul on süsteem, et ma olen enamus ajast, ma olen 29 päeva kuus kaine, ma olen viimasel ajal võtnud ettemaksu, sest mul on praegu pinge, mul on tuurimüük, on ju, asi nagu käib. Tõnu, mis sa näppisid? Vahet ei ole, las ta olla. Kui palju sa suudad rahvale valetada? Aga enam ma ei joo ilma koogita, aga ma ei tee tihti kouki. Ehk siis, kuna ma teen kouki, siis ma joon vähem. Ja savu ma ei tee üldse. Kas see on loogiline? Kas see kõlab loogiline? Et ma nagu korra kuus lasen nagu selle teemani puuri. No ikka päris lõdvaks. Et väga, jah. Ei, aga selles mõttes sa oled väga tubli olnud. Et sa nagu Dan käib väljas, on ju? Mingi iga nädalavahetus käid umbes.
no midagi siukest. Ja siis parem kui varem, ühesõnaga. kõvasti, muidu ta jäi nagu iga päev ikka. ma olen lihtsalt üle läinud, wait for it, kangemakraami peal. nüüd oleme jõudnud sinna faasi vaata selles psühholoogia, või selle psühholoogi kuradi kabinetis. Sõber on juurde tulnud. Ei, tal on tõesti, ta on nagu parem, tal on parem olukord praegu tõesti. Pluss vaata see, et isegi kui ta käib kauki tegemas, siis ta on nagu ilusti kell 12 kodus, et pihku panna. Et ta on nagu selles mõttes. Ma ei saa sellest aru, mis see... No vaata, see on nagu... Ma jälle vaata, sa oled siuke vend, et nagu ma ei saa aru, kas sa teed nalja või... Ei, see on for real. Nagu mis... Tegelikult, kas ma tahan teha? Sa tahad teada, usu mind, sa tahad, see on väga nalja. Ta mulle rääkis midagi laupäeval, aga siis ma olin mingi, bro, ain't no way nagu. Ja sa tead, miks tal tegelikult laupäeval nagu, miks ta ei tulnud? Miks ta kliimaksit ei saanud? Tead? See on sellepärast, et tal vaata pere läks Taisse ära. Ja nagu, ta on harjunud, et kui ta oma toas nagu rõve rallit teeb. Või mis see oli? Rõve ralli on see. See oli nimi selle jaoks. Et talle meeldib, et ta läbi seina kuuleb, et Ems teeb süüa, paps läheb muru niitma. Ei no, et elu käib. Elu käib ümber. Vaata. Sa oled nagu kuskil ravil käinud? Ma olen ravil. Mis näär see oli? Sellise sõgeda inimese näär. Ma olen ravil. Aina hullemaks läheb see. Okei, ära räägi. Ära räägi. Mulle juba piisus. Sexual healing. See on kuradi rõve ravi, no. Sexual healing. Sa ei tea, vaata, lihtne on hukka mõista elusid, mida sa pole ise elanud. Ma ei mõistagi hukka. Lihtsalt see nagu see pihku tagumine 5 tundi on natuke veider. Vabandust, unustasin, meil on siin härra mormoon, ei tao kunagi pihku. Mul on naine! Ma unustasin, sul ei olnud isa, kes õpetas sul pihku taguma nagu meil ja nüüd sa ei oska ja oled kade. Sorry, et sa lõpetas isa pihku taguma või? Sul ei õpetanud, ma saan aru, sinu jaoks see tundub jah väga võõras asi, aga meil õpetas isa habet ajama, pihku taguma, makse maksma. Sul ei kasvagi habet? Ma olen ajanud, sest ma oskan ajada. Päris clean on. Mul ei kasva. Talle kasvab see rõngas. Mul kasvab see pai mei habe, vaat. Mul ei kasva sittagi põhjust. Siit paar karva alati tuleb. Kohe mul on ka siuke rõve asi. See rõve, vaata. Kurat, aga sulle sobiks habe nagu. Ma arvan, kõigile sobiks habe. Kindlasti sobiks kõigile sobiks habe. Ja mul isegi isa ei õpetanud, sest ma ütlen ausalt, ega tal ka ei kasva. Nii et nagu see on mingi geneetiline štuh. Pigem ongi küll. Ei ole nagu testosterooni peres, vaata. Aga samas juuksed on peas meil kõigil. Näitad, tõmba niimoodi. Mul on siin pööris. See pöörise jutt on see on praegu on okei, noh. Mul on siin taga ka üks pööris. Ja, aga see näeb välja nagu bald spot, sest ma lapsena kitkusin. Aga vaata, tead, sellega ei tohi fleksida. Sest kohe, kui sa ütled, et mul on jumal normaalne hairline ja mitte midagi pole viga, on aasta läinud. Aga kui läheb, siis läheb, noh. Kui läheb ja siis ma olen kohe otse esimese lennul olen kas Türki või Inglismaale. Tead, ma isegi ei tee seda, ma arvan, et siis ma nagu jätaks. Sa embrace'id seda või? Jah. See on nüüd seksikas uuesti, vaata. Ei ole. On küll, sa ei vaatanud. Ma arvan, sa läksid reaalselt nagu vähihaige või. Sa läksid nii rafkiilakana välja. Ja, aga mõtle, ma ei oota kunagi järjekorras enam, on ju? Kuna inimesed arvavad, et ma olen Make-A-Wish kid. Nagu... Teil on nagu hüve. 30-aastane meester. Ta saab tuurimüüki nimetada annetusteks. Jah. Nagu see on nagu, jah, raamatupidajal on... Roger Andre, viimane tuur. Mõtle seda müüki. Ja siis nagu milkib edasi. Iga aasta. See on nagu Ivo Linna juubelituur, iga aasta. Kuidas kogu aeg juubel on? No ta vananeb 5 aasta kaupa. Tusi. Ei, ära, ei, sa... Ei, ega tegelikult ei tea, no. Ega kunagi ei tea. Aga öeldakse umbes, ma ei tea, kas see on nagu päris, et aga kui sul 30-ndateks on peas, siis justkui ei tohiks minna. Ja ma olen 28, ma olen 2 aastat minna. Pushime. Mine tea. Push it. Et nagu ongi, et ei tohi kunagi öelda. Aga kui läheb, siis äkki hakkab habega kasvama. Nojah. Siis mingi päästmine võiks olla, võiks liikuda kuhugi. Perse läheb ülikarvaseks. Kõik läheb alla, vaata. Aga reaalselt... Kus mul kaela all vohab nüüd või? Päris mitu sõpra on ka öelnud ikkagi, et olidki 20 midagi, 6, 7, 8. Jumal nice, reaalselt aasta kõik läinud, vaata. Ongi perses. Ja sul isa on kiilakas? Sorry. Võib-olla. Ma ei tea, no äkki Lisal ikkagi hea airline. Praegu on nagu... juuksed kasva,
siit jookseb airline ja just vaatasime Kelja mingi, kuule mees, mis seal toimub, et vaata kuskil mitte nagu kuidagi loogiliselt ei kasva siit nagu järjest, vaid nagu on väike vahe ja siis tuleb mingi karv hakkab kasvama, vaata, nagu mitu tükki. Ma olen mingi, mis toimub, vaata, miks mul fucking airline allapoole. What the fuck is this shit? Sa oled Dagestani poiss. Send 2-3 years. Chewbaccaks muutunud. Aga ma olen alati, et ma pigem mul on tüü, ma ei räägi, ma olen siuke, et jumal tänatud, aga naudime nii kaua kui on. Aga see ei ole nagu nii suur osa elust ka, ma arvan, nagu selles mõttes. See kindlasti tundub, vaata, aga kui sa vaatad nagu ümberringi, no ülipalju on ikkagi kiilakaid ka. On kiilakaid väga palju, aga kui sa vaatad neid pilte, kui neil olid juuksed peas, täiesti teine inimene. Väga nagu kuidagi nagu ilusam, täiesti ilusam. Miikal tegelikult nägi rõõmsam välja, kui tal lokid olid. Jah, vaat kui pingest on nüüd on. Võib-olla see on selle pärast. Aga see on suht hardcore, kui sa nagu embrace'id seda ikkagi. Sa on nagu fuck that shit. Aga see on, mida ma praegu arvan. Ega ma ei tea, võib-olla ma oleks see tüüp, kes siis käib igal pool nokamitsiga. Ma ütlen kohe, ma midagi kunagi peaks tundma, et kuule, kohe esimese lennu peale. Muidugi. Ma olemegi oma sõbra saatnud Türki. Tegimegi sünnipäeva kingitused. Kuigi natuke juutisime rahadega, ei võtnud kõige kallimat. Mingi veider airline. Praegu natuke sikene, et nagu... Avatar. Peaks nagu veel mine. See on juba oma kulu. See kuradi keelasite perse. See on oma kulu, jah. Sorry, we fucked up, aga nüüd sa ise maksavad. Sa lasid talle controlid panna. Liimida. PVH liimid, tähendab PVH liimiga. See on kuradi, jah, see on... tõsine teema on see kiilanemine. Ja see on huvitav ka, et vaata, et kiilakaid tohib nagu avalikult diskrimineerida ja see on naljakas. Vist enam ei tohi või? Oli mingi teema ju, et see läheb mingi seksuaalahistamise alla või midagi või? Mees, ma isegi tea. Sa võid lüüa Eestis kiilakat. Nagu. Ma arvan, teil on kindlasti rohkem esiteks see inimene peaks nagunii olema mingi oma arvamustega, nagu who the fuck cares, mis, kus, eks kõikidel nii palju kui on inimesed, nii palju on arvamusi, et kus on oma arvamus, teisel on küll teine arvamus, siis on need asjad clashivad, aga teil nagu on ju mingil määral, kui te mingit asja teete, siis teil on nagu seda justkui vabadust. Aga parem oleks, tead, kes mu isa on või? Mul võiks olla küll mingit vabadust rohkem. Mille nimel ta töötas? Absoluutselt. Ta nägi nii palju vaeva. Seda tööta nägi ilma asjata vaeva. Aga nagu ongi, et siis te saate endale lubada vaata mingid sellised asju, et isegi kui nüüd järsku kiilakatele ei tohi nagu midagi nalja teha, ja me ütleme ikka, ma arvan. Et te võite öelda, et seda nagu andestatakse nagu rohkem. Võib-olla kui maa lihtsalt hakkaks kõiki suruma vaata. Tõsi. Samas see on nagu, mul ikkagi lõpuks tundub see, et see on nagu see, et kui sa nagu... See on nagu mingi veidra, vaata osad inimesed kannavad mingid stiilseid riideid, mis tegelikult näevad ääs välja, aga kuidagi kannavad välja selle. Ja ma arvan, et on samamoodi nagu sõnadega ka. Et kuidas sa selle nagu lõpuks välja kannad. Ma arvan, et sa saaksid öelda küll. Sa oled nagu piisavalt nagu... Seal jookseb igas asjas fine line ja eks mul on omad mingid vaated, mul on omad mingid arusaamad, et just, ma ei tea, mingite asjadega võib-olla, ei ole vaja öelda, milleks ma peaks lambist nagu kiilakatest nüüd räägime, kas me peaks lambist kiilakal mölisema tema, nagu, et see ei ole, et kui see tekib mingis olukorras, mis iganes, kui on mingi appropriate koht, kus mingit nalja teha, okei, fair enough, aga nagu niisama vaata, et sa ei hakka nagu lihtsalt laduma vaata kellegi. Täpselt, minu content rohkem on täpselt, mida ma näen, seda ma kommenteerin, vaata. See on see kind of ma just suvetuuril solvasin Erik Orgut rääkides nagu kiilakatest, et ma olin uksel. Kirjutas sulle? Ei, ta ei kirjutanud, aga ma olin piletikontrollis vaata Kuressaare show'l ja siis et kõnnib nagu hästi kiiresti nagu sealt, aga ma olin just, minu vahetus nagu algas, et ma ei teadnud, kas tal on pilet olemas või mitte ja siis ma küsin, vabandage, kas saaksite palun kleepsu näidata ja siis ta oli, et kuidagi see vibe, et sa ei tea, kas ma olen, ootad, et ma olen mingi jänes, näitas üli vastumeelselt mulle piletit ja siis, kui mina läksin lavale kõige lõpus, siis just siis, kui ma lavale läksin, näen, kuidas see kuradi läikiv kuppel seal taga tõuseb püsti ja kõnnib nagu täpselt mu seti alguses kõndis välja, vaata. Et ei tahtnud näha.
samas võib-olla oli mingil teisel tuuril neid nalju kurat, ma ei tea, kuulnud. mul tunne, et ma tegin nagu haiget talle, palun vabandust, see ei olnud ma olen lihtsalt nagu, ma tahan nagu, see oli mu töö nagu, see ei olnud nagu disrespect. Erik Orgu on kaamera ees pihku pannud, sa arvad, teda kotib see, et sa küsisid talt piletit või? Tõsi. Tal on nagu valu läbi väga teises kohas. See eristabki meid, et ta julgeb seda asja kaamera ees teha. Aga mina teen seda salaja ja häbenen. Siis kui ema on teises ruumis. Oh my fucking god. Ma nii kahetsen, et ma teiega jagasin. Jesus Christ. Nii naljakas. See on kuradi, see on mingi fucking Põhjamaade värk, et kõigil peab olema mingi oma fucking hektar, oma veevärk ja kuradi, me elasime muldpõrandal koos terve suguvõsaga aastatuhandeid, tegime lapsi, nii et vanaema on ühel pool ja tädi on teisel pool ja ei olnud mingit valehäbi ja nüüd mina ei tohi, ma olen kuradi sündinud selles peres, mu fucking vanemad on mu perset pühkinud, kuni ma olin 12-aastane. You tell them. Ja et sa ütled, et mina pean nüüd häbenema, nad ju teavad kõike, mis toimub. Emps kuulab seda podcasti. Kas on pärast imelik? On küll, jah. Sest ma teen seda uuesti. On tõesti imelik. Ta kuulab sul kõiki asju. Ja kommenteerib, laigib, suurim fänn. Emps ütleb talle ka, kutsub ka seda rõveralliks. Tea, mis ma avastasin hiljuti, kui ma... Ei, ta on ema, ta nüüd juba teab. No ta kuuleb seda mingisugust tuhkrut seal, vaata üleval oma toas sahistamast. Mul on ukse peal see Tänak, Järvo ja Kleepskap. No, täna rallima, jah. Aga sa saad aru, et aga nüüd ilma naljata, et otsisin oma eelmise tuuri need inimesed ostavad pileteid, siis panevad oma meili sinna. Siis panin meili listi kokku ja mis ma avastasin oli see, et eelmise aasta tuuril mu emps oli igasse linna pileti ostnud. See on aus. Ei, tal on kõige toetavad vanemad küll, jah. See on aus, mul on mamps samasugune, et see on ka kind of siuke asi, vaata, mis jälle võtad kaasa tulevikus. Ta alati ole kohal, vaata, mul on ka mingid jalkamängud, kuna ükskõik mis on jalkamäng, no okei, Jõhvi ei sõida, aine. Kui meil mängud olid, aga ma ise ei viitsinud isegi Jõhvi minna. Ei tohi. Juba tead, et sa... Loobumist selle... Juba tead, et sa läheb... No keeru. Ja pärast pessu minna ei saa soovi vett pole. No täpselt. No isegi Jõgeval, kui meil ikka need Ida-Viru satsid käisid, siis ma mäletan Sillamäe satsi võitsime vist äkki 7-2. Ja siis seal juba oli siuke kähnus raisk. Ja siis oli pärast me olime mingi 12. Aga mis sa siis mängisid? Nooruses olin alguses, siis olin Vulsis ja siis olin Tammekas. Aga see oli noorusaegadel, kui ma olin Sillamäe vennad tulid nukkidega. Fucking meil lasketiirus oli siis nii-öelda see, oli Jõgeval nagu lasketiir, me nimetsime seda nagu vana nii-öelda, aga see tehti nagu riietusruumideks ja siis me olime seal ja siis tuleme välja, vaatame pool satsi mingi nukkidega, vaata. Siis õnneks tulid treenerid vahele, vaata, mingi kulge poisid tõmmake normiks, vaata. Ma ei mäleta, mis ma rääkisin. Et ühesõnaga, et tuleb kaasas käia, et kui on vamps mul samamoodi, kogu aeg oli igal pool olemas. Hästi niidi. Teraapiatund emast nüüd. Aga see, tulles tagasi vaat selle, et kõik need mingisugused cancel damised ja mingid asjad, ma olen alati mõelnud, perse küll, mõtle kui lihtne oleks elada Nublu elu. Nagu, venal on nagu asi paigas. Teeb oma mingi loo ära, laseb välja, isegi promo lihtsalt võtke, vaat, kuulake. Kõik kuulavad, räme hea lugu ka, ja siis jälle kaob ära, vaata. Null intervjuud, null mingisugust meediat, mitte midagi. The way to do it. Ja ta elabki seda lihtsalt seda siuke mysterious artisti elu, kus sa tead, et nagunii rahvas nagu armastab sind. Sa ei pea mitte midagi ütlema, vaata, ja sul lihtsalt eladki rahulikult, lihtsalt haistud ära, vaata, mul on pohhui, vaata. Ja siis me ütleme mingi ühe asja, siis juba mingi kuradi kari lolle peal, vaata, ja siis hakka tegelema, vaata, nendega. Ideaalne skeem minu arust. Ideaalne. Ei, see, et tal oli alguses peale, vaat, kus ta valis selle oma avaliku elu tegelase skill tree'd, et meie Roksiga läksime seda rada, et null saladust, null müstikat, kõik räägime välja. Kõik pihku tagumised, kõik kuradi, asjad on nagu laual. Üks rohkem kui teine. Aga siis Nublu
tema oli alguses peale see strateegia, et Jaa. okei, alguses see üks intervjuu Eesti Ekspressile, aga selle no mingi hästi harva. hästi alguses üks intervjuu, et natuke tutvustada ennast, et midagi oleks Vikipeedia artiklisse panna. Aga pärast seda null intervjuu, tegelikult mingi hetk ta nagu hakkas avanema, vaata. No mingi roosiaias ja võib-olla. Ja, aga kus on lihtsalt fucking mingi voolib roosiaias, vaata. aga see on ka cool nagu, et ta on nagu seal ka. Lihtsalt see point ongi vaata, et kuna lihtsalt vaata nende intervjuude ja asjadega on ju tulebki see, et sa mingi hetk ikkagi avaldad mingisugust arvamust, avaldad mingisugust vaadet, on ju, ja see ongi täpselt see, et siis väga lihtne on kohe inimesel ka, et debiilika, mis ta ütles, mingi asja, ma ei viitsi seda kuulata, et ala, on ju. Nagu meil on kogu aeg see, vaata. Lihtsalt teebki oma mussi ära kõik, on ju. Aga nüüd ma tunnen tegelikult, et mingil määral see, vaata, see kogu sotsmeedia asi nagu ka, see muutub aina riilimaks, vaata. Ja nüüd ongi, et toimibki rohkem see, kui sa oledki no filter, räägidki kõikidest probleemidest, räägid, kuidas sa kuradi ema kõrvaltoas sa paned pihku seal, no see nagu toimib, vaata. Allegedly. Et selles mõttes on ju, et mingid siuksed asjad nagu on kuidagi riilimad ja nüüd see kuidagi vaata see, et kui sa enne olid siuke mysterious või sa oled nagu siuke high-end mingil määral kätte saamatu, see nagu kuidagi hakkab nagu rahvaks ära haituma, sest nüüd vaata inimesed tahavad kuidagi sind tundma õppida, vaata, et mille pärast ma ei tea, Sam ja kõik need, ma nüüd peale vajutasin mingid nuppu, aga et Sam ja nende asjad, nende mingid TikTokid, mingid asjad, ükskõik, ma ei tea, täiesti random idee tuleb, vend paneb, see on, kõikidel on sama probleem, sama mõte, sama mingi arvamus ja siis see nagu asi nagu läheb käima, et just nagu kuidagi see asi ei muutunud. Ja, aga samas ma arvan ikkagi, et Nublu pool, kurat, ma usun nagu ikkagi, et see muusika räägib nii enda eest. Seda kindlasti. Ei tundu, et ta oleks nagu päris nagu, ma ei usu, et Eestis on piisavalt vähe artiste ikkagi tegelikult. Ma ei ütle, et ta kaob ära kuskil, mitte midagi. Lihtsalt ma tunnen, et nagu ta hakkab nagu, et ei ole enam selles mõttes, et see approach vaata nagu. Et muidugi ta paneb loo üles, nagu nii on jälle topis. Aga sa mõtled võib-olla jah, et ta ei ole nagu nii aktuaalne kogu aeg. Ja just, et nagu inimesed unustavad ära lihtsalt, vaata. Tänapäeval lihtsalt nii palju mingit pläusti kogu aeg peale. Mis oli digidementia või mis see eestikeelne termin on? Aga see ongi see, Ameerikas on ka mingid artiste, kes nagu on meeletult populaarsed. Mingi NF tuleb pähe, paljud ei tea, kes aga kui vaatad Instas on mingi haigelt palju mingi followeri asju, aga tal ongi mingi üks postitus aastas, vaata. Et ta nagu paneb albumi välja, nagu ei kusagilt on nagu mingi null seda treilerit või eelpromo, vaid lihtsalt tuleb nagu out of nowhere, siis läheb viraliks, siis teeb tuuri ära ja siis kaob jälle ära ja see ongi osa tema sellest nagu, samamoodi kui sa vaatad, kas sa oled näinud Sandri sotsiaalmeediat, kus ta paneb nagu odava telefoniga tehtud need nagu sitad udused fotod, vaata, ja see ongi kuidagi nagu tema jaoks see toimib, et see ongi nagu naljakas, et Kakal täna Võrus. ja siis samal ajal mina lähen Tõnuga Tartusse shootima pohmas peaga, vaata. Peame kiiresti tegema enne kui pimedaks läheb. Lihtsalt Bolt Drive ei lähe käima, siis mu telol sai aku tühjaks. Mingi full disaster päev, vaata. Ja siis peame mingi haiget stante tegema, mingi tõuksiga põõsasse sõitma. Ja me Mikiga ka saadame nagu üksteisele aeg-ajalt vaata, et kui kadedaks ajab need, kellel Ameerikas ka, kus mingi Shane Gillis paneb nagu Insta story, mis ei ole isegi pilt, vaid nagu lihtsalt see must taust nagu, panin sõrme kaamerale, vaata. Siis lihtsalt tekst, et Sacramento's just here, please come. ja müübki välja. Nagu lihtsalt niimoodi, et jah, see ongi, kõik peavad oma nagu selle tee leidma. No see ongi, et ma lihtsalt tunnen, et ongi tänapäeval panedki lihtsalt nii, kohe mis mõtte pähe tuleb, pohhu filmi, vahet ei ole, pane üles, who the fuck cares. Nagu see just siuke perfektsionismi siuke see, et ma ei tea, et kas on ikka piisavalt hea asi, vaata, savi, nobody gives a shit. Muidugi jah. Pluss pool on mingi nagu nii AI ja siis kus üldse teab, mis päris on, vaata. Fuck it lihtsalt. Ma olen ka nüüd ikkagi saanud üle,
ai-ga . ei mõtle , kui me oleme vanurid . nagu tõmbab lõksu onju . Korraks ja mingid asjad on tõesti nagu , eks seal kõik oleneb vaata promptidest ja asjadest ka , kes mida paneb , aga mingi , ma arvan , 1-2 videot on küll , kus ma olen , vaatan , päris okei , nice , vaatan uuesti , midagi nagu ei meeldi , midagi nagu ei jää toppi , siis vaatan kommentaare peeris . ja mul on olnud seda , kus ma olen ise nagu veel vastumeelne ka veel vaata , et keegi ütleb , et see on ai ja mul on nagu see , et ma ei näe . tead , kus nagu jällitada see nagu Facebook mom . ei , aga nagu full need vaata need loomavideod , mis tehakse . loomavideod on väga lappes see , . kus mingi jaa , paksud inimesed hüppavad zipline'ile Need on ka . ja nad kukuvad . Räme suur lainetus . aga see , kus nad nagu ei pane üle vaata nende promptidega , kus see ongi nagu ja see casual . jaa , et see isegi ei lähe nagu mingi crazy'ks Mhm. ja siis on küll jaa see vahepeal , kus ma olen . jep . ma Instas , ma see ei ole Instas , enam sotsiaalmeedia , see on nüüd personaalmeedia vaata ma . Instas jälgin mingeid ai pihve . see on nii sa naljakas . subscribe'id ka raudselt OnlyFansi . ai , OnlyFans . aga kus reaalselt Instas on mingisuguse nagu arvuti loodud naise foto all mingi need simpid panevad you are so beautiful . see on päris crazy . mida vittu nagu , kui loser sa oled . ja kõigil on see vaata mingi üli close-up tehtud selfie , vaata mingi siukse Jaa. ängli alt ja siis on prill ees ka . Hey, you didn't respond to my DMs , I just wanted to say . saad aru , et see ei ole päris . no aga mehed on unistajad . jah , aga saad aru , kui me oleme , vaat kui praegult juba inimesed langevad mingi petturite küüsi , nüüd kui see ai areneb edasi ja me oleme üks päev dementsed vanainimesed , kuidas me hakkame skämd saama . ei no kui me juba vaata praegu , no enam me teame onju , mis toimub onju , mis eeras me elame onju ja me ikka oleme nagu veits , et vahepeal saame üle onju . no ongi , pane 2 aastat veel nagu cooked . see , et sa Kukk, isegi kukk, , kukk. vaat sa ütlesid , et selle Saksamaa presidendi asja võtsid ülikiirelt vastu ka ja see , kui me Mikiga põdesime nagu nädal aega . jaa , ei ma vaatasin , ma põdesin ka . 17 elukõne asju , ma üritan . ma põdesin ka , see oli üliveider nagu , üliveider , mis see oli , üliveider see nagu email või nagu . see nimi oli veider ja see pealkiri ka , see urgent ja reply mingi quick . font või mingi asi , vaata . aga need ongi need , mis need asutuse sisesed meilid , vaata , mis Mingi- välja lähevad . mingi , ma ei tea , kas on näha , mingi punases selles , vaata . see näeb nii skämm välja . punases tekstis vaata mingi register now . väga õige , vaata , siis ma olingi okei ja siis ma vaatasin lihtsalt , kes saatis onju nagu noh nimesid ja siis ma olin okei , ilmselt tuligi nagu . aga ma läksin sealt , vaata , oligi sellesse , kus ma olin , et tere , aga nad saavad selle nime ju guugeldada ka sealt kodulehelt . ja siis mul oligi see , et tere , ma ei usu enam mitte midagi . yeah. . eriti kui Õnneks- veel see inimene , kes private'id book ib , vaata , helistas ka ja ta oli mingi , et jaa , ei , mulle helistati sealt , küsiti teie kohta ja aga ta oli nagu , ja ei , ta oli sakslane ikka ja kes helistas . ja siis ma olin mingi , et mis keeles ta rääkis sinuga ? ei , eesti keeles ikka rääkis , aga aktsent oli küll . ja siis ma olin nagu see , tere , see kõlab nagu üliodav . aga see jah , lõpuks me ikka olime seal ja lambist . täiesti hirmunud hiirekesed . Või see- Miikael ja siis Alar Karis ja või see oli Saksa president . või see oli skämmi esimene faas . võib-olla mine ja seda . nüüd aasta pärast on see , et Saksa president , I have a donation for you but you need to pay 40 euri skämmib sult . noh , Maksin . okei See on hea , 40 euri , okei . söök oli ülihea , vastuvõtt oli tore . räigelt liiga palav oli muidugi . Palav. see on haige , kui ma lugesin mingit artiklit , mingi tüüp , kes reaalselt on nagu advokaat ja mingi õigusteaduste doktorant ja õppejõud nagu kandis mingi 10 000 eurosid mingi nagu , vaat sa oled ju tark inimene , kuidas sa nagu , mul on , oleneb , kuidas tehti , vaata jälle . ja mul on nagu see , et ma olen nii küüniline , et ma sa ei anna oma raha ära või ? kõnesid ei võta kunagi vastu . ma vihkan kõnede Ma ei- vastu . ma praegu pean võtma . tundmatu number helistab , mul on see , et see on Kaitseressursside Amet , ma ei , ma olen unscammable selles mõttes . kaitseressursside amet . täna helistas mulle mingisugune , et nagu a la kaitseväkke või ? sa oled liiga vana . Sa oled vana mees. . ma olen ja 28 tuleb , kui sa 28 saad , siis sul tuleb õnnitlus meil . ja mul tuli jah , esimese meilina nagu , Teid on jaa. ärkad üles hommikul , sul on nagu kohe meil on ees , et saad vabastada . palju õnne , olete määratud reservi , kahuriliha , jah .
ühesõnaga ma vihkan kõnesid vastu võtmist. Ma pigem olen bro, kui sul on midagi teksti vaata kiirelt. Kui midagi pakilist helistavad. Oh my god, Eesti Vabariik helistab. Fuck. Et see on suht heavy. Ma just ei suuda tekstida, mul on nagu see, et oh my god, jälle ma trükin, vaata. Pluss ma nagu mingi väljas ja jalutan. Olid sa kunagi omal ajal MSN-i aegades või? Jaa, aga no tekstisid seal või? Mitte väga. No võt. Ma arvan, kõik, kes on tegelikult tänapäeval tekstarites, kõik nad on ikkagi see MSN-i eeras olnud, vaata. See olid päevad läbi olid seal MSN-is. Kui keegi saadab mulle pika sõnumi, siis mul on ka see, et Jesus Christ, saaks võin kõne olla, ma ei viitsi lugeda. Siis loed neid kirjavigu, ei saa munni karu, mida keegi kirjutab sulle. No, eks lõpuks sa ole, kui sul on nagu reaalselt kohe vaja, siis mulle väga ei meeldi helistada ka. Pluss miks sõnumitega on parem asju ajada, sest te jätate nagu paper traili, et kui pärast on mingisugune erimeelsus, siis sa saad näidata, et näed, me leppisime kokku selle summa, see kellaaeg, vaata, kui see on kõne, kui sa just ei salvesta, ei saa midagi ju... siis sa ei saa tõestada pärast, vaata, et selles mõttes on ma isegi tea, kas nagu kõne salvestamine sellisel kujul on legaalne. No just, kas see ka nagu pärast lõid kohtusse me käes, that's not nagu... Et selles mõttes sõnum on nagu the best way to go. Pluss on alati nagu, vaata Roksiga on vaat see, et jah, talle meeldib, ta on ainus inimene, kes helistab mulle. Ja vahest nagu Roksiga on lihtsalt see, et kui sa annad talle nagu sõrme, siis ta võtab nagu terve, et see on tegelikult see asja ajamise osa on mingi 3 minutit. Aga siis ta kuidagi hoiab siin, ta oleks ülihea mingi müügimees, vaata. Ta kuidagi hoiab... See on raudselt mingi LHV, mingi pensionit nüüd. Ta kuidagi... Ei, ma ei ole niisugust asja teinud. Ta kuidagi hoiab sind mingi 47 minutit selles kõnes, vaata, et kas see on... Ma tahan teada, kus mul sõbral läheb. Dan räägib, et tal on vaimselt keeruline aeg. Ma toetan siis sõpra veits. Uurin ta elu kohta. See mingi türa sa helistad mulle. Jäta rahule. Iga kord saad aru, ta vastab kõne, ta ütleb asjana. Ja ainult ohib. Ja saad aru, ma olen kuradi kookosõliga kaetud munn peas. Roks hellab. Fucking god. See ei pea mingi nii homofoobne olema. Ja siis fucking, see on kuidagi homofoobne. Aga jah, siis kuidagi Roks, kuule, et aga me pidime need uued kardinad võtma. Ja panin juba kalendrisse. Davai. Kuidas muidu? Okay. Kuidas jott ol tervis on? Tal nagu paraneb või? Okei. Sa oled tema hääld järgi. Ja, et ma ise käisin trennis, vaata, mis see pahandad? Vaata, ei, kuula lõpuni. 47 minutit, full podcast. Ja, aga meil on vaja nagu asju ka ajada, vaata, selle tüübiga on võimatu ajada. Ta ütleb iga kord, me räägime open mic'il ja siis open mic'il, ta on niimoodi kuskil nagu jõllitab lage lihtsalt. Ei nagu legit, ta ei räägi kellegagi. Lihtsalt ongi kuskil niimoodi. Vahest aktiveerun, hakkab riffi. See on see nupp või? Siis kui see on pihv, kedagi nikkuda saab, see on see nupp. Eriti, kes tuleb mölisema temaga. Ja see on Dani jaoks see, kus ta päriselt kuulab. Karju mu peale. Девочка. Красавчик. Aga ei, ma armastan helistamist ja ma ei tea, mul on hull teema ja mulle nii meeldib see ka, see, mis Dan ütles, et hoida hukis vaata kedagi. Türa, see on nagu ülinaljakas minu arust. See, kui sa nagu helistad kellega, sa räägid jutus pärast... Meelega trollid juba vaikselt. Ja siis vaatad 1,5 tundi või? See on lahe. See võtab mingi 15 korda, et kuule, nagu peaks minna, kuule, see vaata, see asi. Ja. Ei, mul päev ongi lihtsalt telefoni. See on nagu challenge juba, vaata. Ei, Confido armastab Rogerit, sest Roger helistab tasulisele liinile. Okei, mis muidu? Mingi eur minut, vaata. 47 euri. Siis kui telefoni müügimehed mulle helistavad, vaata, ma chatin nendega ka kaua. Ei, mul on nagu see, et kui mul on aega nagu for real. Aga ma chatiks ka, aga kõik on nagu, kõik helistavad mulle vene keeles millegi pärast. Ma nagu... Küsi nagu oma teenuse pakkujalt. Ma küsin eesti keeles saab või? Mul oli ükskord niimoodi helistas vene keeles. Midagi hakkas pakkuma, ma ütlesin politseist midagi vene keeles hakkas rääkima. Nastansko možno? Hakkas edasi vene keeles rääkima. Eesti keelt saab. Ja siis on see, kuidas vaata telefon hakkab nagu ära kaduma. Da pašol nahui. Невозможно. Da pašol nahui.
pani kõne ära lihtsalt. nagu noh, mul on ainult need vennad helistavad, kui on skämm, vaata. Kuidas sa vastad, nagu privetik või midagi? ei, ma ütlen jaa. Ma ei ole mingi tere Andrei siin. Ma olen mingi privetik, mis asja? Kõik hakkavad suga vene keeles rääkima, täna ma ei tea. Mina ju vastan esimesena, ma ütlen, võtad telo vastu, ma ütlen privetik. Privetik. Zdarova, bratan. Что надо, блядь? Ты полиция. Да, я даю деньги. Деньги даю, да. Aga vaata, vene keeles on lihtsam skämmt saada ka, et see kõlab selline nagu... Aga vaata, ju siis asi toimib, no. Jah. Aga nad ei tee seda niisama, no. Aga tublid mehed. Ma ei tea, tublid nagu nende kohtusse öelda, nagu hustlerid on nad kindlasti. Lihtsalt nagu vales suunas nagu hustlivad, no. Jah. Aga sul on nagu vene keel suusa. Da, говоришь по-русски. Хорошо. Mait русская. Красивая мама. Sul on ikka päris kohutav aktsent. Ma tean, mul ei ole Ära räägi. Ma tahan. Vene keeles. Aga sa räägid nagu niimoodi, et ei saaks aru venelane ka või? Tegelikult saab vaata seal, noh, keeltega nagu sellist, et praktikat ei ole, siis on kohe lappas. Ja mul on nagu pigem vähem Tallinnas ka isegi, no Jõgeval ei olnud üldse Tartus ka. Et noh, emaga ja võib-olla mingid peretuttavad on ja siis ongi võib-olla need üksikud need, kes vene keelt räägivad on. Tallinnas on tšutt rohkem, ka mitte palju. Ehk siis kui see nagu see, et sa ei räägi, siis unustad nagu, mitte ei unusta, aga lihtsalt see nagu hakkad nagu veits läägima, vaata, pinga mingi 200, vaata. No siis kuidagi proovid hästi nagu lihtsustatult rääkida, vaata. Ehk siis kui ma olen nagu rohkem kokku puutunud nagu nii-öelda siis inimeste, kes räägivad vene keelt, siis ma püüan nendega vene keelt rääkida ja siis ma harjutan ja siis kui ma, noh, see tuleb suht kiiresti, vaata. Aga samas ikka, kui sa pole ammu rääkinud, siis räägid, no hispaania keelega täpselt samamoodi, mul ei ole praktikat, siis ongi nagu, et noh, ja see on nagu just värskelt õpitud keel, eks ta nagu veel kiiremini ununeb ära, ja siis ongi, et see nagu praktikat ei ole, keel ununeb kiiresti, siis kui sa hakkad uuesti rääkima, sa oled mingi, küll ma ju tead, mis asja, kuidas see kääne, oi, no ei mäleta, vaata, ja siis jälle, noh. Ja siis mul on brutal, nagu, mul parkis üks päev nagu mingi tüüp garaaži nagu kinni, vaata, siis ma pidin helistama talle, ja siis ta hakkas nagu vene keeles rääkima, ja siis ma olin nagu mingi täiesti. Kuidas? Mul oli reaalselt oli see, et ma ütlesin talle mašina garaaž. No aga lõpuks, aga perse, sa ei peagi lõpuks vene keelt rääkima. Jesus fucking Christ. Ei, ma tean, aga see oli ikkagi nagu, mul oli lihtsalt endal nagu see, et no fuck küll, et ma tegelikult ju koolis nagu õppisin. Ja nagu kõik need aastad, kõik need kuradi, sul on ikka nädalas korra ju. Ja see tundub nagu, et ma raiskasin terve see aeg. No aga see ongi vaata veits raiskamine, seal on süsteem on vale lihtsalt. Sellepärast eesti keel surebki välja, sest me nagu integreerume isegi oma enda riigis nagu teiste rahvustega. No ei no, lihtsalt point on nagu see, vaata, et noh, koolis on lihtsalt seal lihtsalt paned nagu tuugalt seda teooriat, sul on lõpus pohku, sa viitsigi seda teooriat, lõpus, kui sa räägiksid, vaata kellega kogu aeg nagu omavahel nagu pinginaabriga räägiksid, et praktiseeriks mingeid asju, siis jääb palju kiiremini meelde, vaata. Ja lõpuks ongi hea, et kui sa keeli oskad, ega ütleme, vene keel ja Venemaa ei ole nagu võrdusmärk mingil määral, et keel on keel, riik on riik. Ei, see on ülilus keel, see on räme suur ja võimekas keel. Et see ongi nagu keel, sa saad sellega suhelda, ja kui nagu ongi vahepeal, et kui mingil inimesel ongi see ainult vene keel, siis räägiti temaga selles. Lihtsalt siin mind häirib nii väga, et nagu ongi, et nagu ma ei saa aru, kuidas näiteks mingi seal Boltil ja Voltil ja kõikidel nendel on mul nagu see ratio, kui tuleb nagu tüüp, kes ütleb mulle tere. No põhimõtteliselt hea, kui on 1/10, reaalselt. Hea, kui on 1/10. Kogu aeg tuleb Andrei. Jah. Aga see on su nimega võib-olla ka vaata. Ma arvan ikka. Ei no, aga ta ikka tuleb nagu selles mõttes nagu juba selle aktsendiga või mis iganes, vaata. Oota, mida see Vakinil on mingi tähendus ka? Ei ole. Ma ei tea tegelikult. Aga kas sa ei ole tahtnud kuidagi, sul on ema nimi või sul on isa nimi, perekonna nimi nagu? No emal on see mul on nagu siis vanaisal, vanaemal, jah, kõigil see Vakin. Aga peame kuidagi ära eestinud Andrus Sepp. See ei ole isegi sama läheb. No me ei saa see Sepp, Andrus Sepp. Kuule, sul on Weinberg see fucking perega, mida sa räägid mulle? Ilus Läti nimi. Ilus eesti nimi, mida see Weinbergs. Kuradi, vaata, see ongi see, ma tulen vaesest aadliku suguosast, vaata. Weinbergs tähendab veinimäed, ehk siis nagu Balti riikides on nagu veini istandused.
siin ei kasva väga veini nagu viinamarju . ehk siis need olid Austraalias ütlesid kõik talle Weinberger, Weinsbergs . Weinsberg. see oli nagu nii keeruline nimi . aga sa oled isegi Saksamaal ei osatud öelda , ma mõtlesin , et ma olen ju teie . kuidas te siin ka persse keerate ? Weinberg . ei no ühesõnaga jah , see keelte värk on nagu naljakas selles mõttes , et isegi kui vahepeal mina ei telli või keegi teine , nagu alati on nagu pannakse nagu jumala tuimalt ka veel vaata nagu jumala savi , et neil riigikeel , eesti keel vaata . ja tegelikult seal Ida-Virumaal ongi nagu räme probleem . ma tean , no nüüd võtsid vist ju selle ära ju , selle eksamisüsteemi seal onju . ja nüüd peavad eesti keeles tegema neid kõiki eksameid asju , mis on üliveider , et sa alles nüüd muudeti ära . aga see oligi , ma tegin seda nooremeistri saadet , see olime kuskil Jõhvis vist äkki või ? sinu kodukandis . ja siis seal oligi põhimõtteliselt üks õpetaja räägib , et noh , ei saa nagu tunnid on nagu vene keeles , kuigi tegelikult kõik õpe nagu on nagu semi nagu eesti onju , aga õpetatakse vene keeles , siis on see , et mingi , et nüüd eelmisest aastast see muutus ära , et sa pead ikkagi eesti keeles rääkima ja siis see mingi ühesõnaga tema õpetas esimest kursuse õpetaja ja siis tema juures käis nagu 3. kursuse õpilane , kes nagu õppis nagu basic asju ja ta ei teadnud need , noh , mitte midagi põhimõtteliselt ei teadnud ja siis see vend ütles nagu mida sa 3 aastat siin teinud oled , vaata . ma ei tea , et nagu ta oli eestlane ka , vaata see õpilane . ma ei tea , et nagu ma lihtsalt ei saa aru , vaata , kõik räägivad vene keeles , ma olen eestlane , ma ei saa aru , vaata . ja see ongi räme probleem seal . see ongi , no ma isegi ei tea , mis nagu fucking teha tuleks , et üldse see nagu eesti keel nagu neile suhu panna , vaata , onju , et forssida on ka raske , vaata , ja kui sa oled nagu noh . ei muidugi , siis tekib ju nagu see ka , sul ei ole vaja , vaata . sa ei tahagi ju rääkida , kui sul nii surutakse peale . me peame tegema mingi lihtsustatud eesti keele inimestele , kes tahavad õppida , aga ta on päris raske keel , mida õppida nagu . aga vaata UK-s on ka hea see lihtsustatud . Neil on see Pidgin English on UK-s , oled kuulnud sellest ? et ma teen lahti praegu BBC näiteks Pidgin English'is . see on nagu , ongi lihtsustatud kõik variant , et kuna seal on nii palju võõrrahvaid , vaata . no aga perse , kas sul mingi hetk ikka ju mingid sõnad jäävad külge ja mingi hetk sa ikkagi nagu sa oled nagu selle justkui ümber . võiks on ju , aga see kõigil jääb , selle nagu ikkagi naturaalselt võiks tulla , ei , ma ei tea , võib-olla . Trump say America go boycott G20 way South Africa they host . no et siin on kirjutatud sõnad nii , nagu neid hääldatakse . ja sa hakkad nagu kuskilt basic vormis . just . kas võib , minugi poolest , noh , kas räägid niimoodi , vaata , vähemalt sa proovid ja vaata , eestlastele väga meeldib see , et no kohe on pluss rep , kui mingi tulevad , ma ei tea , kuskilt ongi Aafrikast tulevad need tudengid , jäävad siia , õpivad selle eesti keele ära , onju . see on väga hea , kui nad õpiksid enne vene keele . no see oleks crazy , kusjuures mul Lätis üks tuttav , onju , kes siis tuli sinna , läks sinna jalkat mängima , brasiillane , läks siis jalkat mängima , ei tulnud välja , jäi sinna ja siis hakkas nagu ka mingisugune seal mingid sotsmeed on mingeid asju tegema , onju . õppis läti keele ära , mustanahaline , brasiillane , õppis läti keele ära , õppis portugali või hispaania keelt nagu nii oskab , on ju inglise keel 4 ja siis saad aru , ja siis vend õppis vene keele ka ära . Why you speak Russian ? miks sa vene keeles räägid ? ta ütles , et mees , et lihtsalt Lätis on nii perses see mustanahaliste vastuse olukord , et ma lihtsalt nagu sellepärast , et ma nagu peksa ei saaks , õppisin vene keele ära ja poiss räägibki nagu puhtalt nagu vene keelt . nii et ongi lahendus vägivald . et õppisin niimoodi ära . hirm , motiveerib . vene keele ta õppiski lihtsalt ütles , et ma nagu , mul on nii palju mingeid olukordi ja seal noh , Lätis on mingisugune siit-sealt mingid kahtlased liikumised onju . lihtsalt kui mingi olukord kunagi peaks nagu nii-öelda venelastega tekkima , et siis on täpselt oi , bratan , ja svoj , et no , et siis ta oskab vähemalt midagi kuidagi ära rääkida sellest olukorrast . no aga Riias oli vahepeal mingi 60% räägiti vene keelt . ja seal on palju jah , seal on palju . et see on nagu mingi äriajamiskeel seal põhimõtteliselt . ja siis ongi , et nagu lihtsalt sellepärast , et tüüp mingi on kuskil läinud mingi Usbekistani ja kuskil seal teeb tänavaintervjuusid mingid vene keeles , vaata . Fucking crazy . ja aga nagu jah , niimoodi reisimise mõttes on hea ja mingid suured keeled suhu saada , vaata . sa saad igal pool hakkama . no seal Ladinas oli väga lihtne nagu .
muidu ei olekski hakkama saanud, nagu väga keeruline oli. yeah. Et seal nagu mingit inglise keelt on raske, vaata. No ja samamoodi praegu olimegi Moldovas, see Transnistria, no isegi Serbias oli veits vene keelt, on ju. No Moldovas seal nagu ikkagi, no nooremad võib-olla räägivad seal inglise keelt, aga nagu seal vanematega hakkad midagi nagu püüad aru saada või püüad nagu neile midagi seletada, hui saavad aru, vaata. Ja siis ongi kohe vene keelt to the rescue, vaata. Seal reaalselt rääkisid kõik. nii naljakas See Transnistria. on nii lappes, noh. See on nagu viimasele minutile jäetud. Surreaalne lihtsalt. See riik on nagu viimasele minutile jäetud kodutöö, vaata. Crazy on see, et nad juba mingid haibivad seal Venemaad ja kõiki seda üles, on ju. Siis Venemaa isegi ei tunnista neid. See on päris haige küll, jah. Nagu aga neil on ju Vene baasid on ju seal. Ei, on. Seal on sõdurid, Vene lipud, kõik on peal. Kalassidega seisavad. Väga sõgane, väga sõgane. Nagu selles mõttes oli nagu teissugune kindlasti nagu experience'i mõttes sitaks kõva, on ju. Aga lihtsalt nagu, see nagu deepim thought seal taga. Naised oli ilus. Ma ei tea, ma ei vaata teisi naisi. No, tõsi. Vaata, see oligi test, sa läbisid. Kelly palus, et ma teeks seda. Yes. Laubal küsisid talt. Ei, ta ütles, et kui nad see oli test sulle, et sa ei oleks tohtinud taga rääkida. Dan kohe S-asjana. See nii-öelda siis surusime käppa, siis Kelly on mul kõrval. Ja siis Dan nagu annab Kellile käppu, Kelly annab vastu. Nagu koer. Kellil oli veits nagu väljas. Tere, Dan. Vilkonna allpool. Siis Kelly nagu, Kell on suvavad ja tal oli nii raske mitte vaadata. Ma ülikõvasti raputasin kätt ka. Vobul. Külg raputad. Ja siis pärast sekundi hiljem tuli see jutt, et kuule, ma lähen nüüd 5 tunniks piiku taga. Vaata, sa tead, ma ei valeta. Ei, see on siuke huvitav tüüp küll ja eriti huvitav selle tüübiga reisida ka, vaata, kui ma kuskil ma ei taha teada. Ma jälle ei taha teada. Oh my god, see turu hommikusöögi lauas, vaata, ma olen oma naisega reisil. Siit tuleb mingi välja mõeldud. Ei tule. Reaalselt roks nagu. Mees, ma olen oma naisega nagu reisil on ju. Sa ei saa oma naise kohta. Fuck, Roger. Third Willi pea. Tegelikult Hendrik oli ka veel, nad olid nagu kahekesti single dudes. Aga siis nagu see oli aastaid tagasi. Iga hommik. 2 hommik. Nagu hotellis. See 2 hommik. Hommikusöögilaud. Mälus. See vend tuleb. Türa, mis lits ma eile keppisin. Ja nagu ja hommikul Essa asjana, vaata. Alguses Essa nädal see oli naljakas. Ma enda enda kaitseks ütlen, et mina ei räägi naistest niimoodi. Ma ei ole öelnud kunagi lits. Ta ütles ots. Ei, ma ütlesin freelancer. Sest see on see, kuidas nad ennast seal kutsuvad. Nad on vabakutselised, mina toetan neid. Ja panustad. Jah, need olid õhtudaamid. Ütlesid. See on see, mida hommikul ütlesin. Oi, milline veetlev õhtudaam. See oli ikka üks lustakas lõbutüdruk. Aga igav kindlasti. Ja, aga nüüd tagantjärgi, kas ma läheksin uuesti Taisse ja Taisse, jah. Te käisite Tais või? See ei olnud Jõhvis. Ladyboyd, sa oled täpselt siuke vend, kes Ladyboyd nussiks. Mis kuradi diskrimineerimine see on? Miks sa nii ütled nagu? Miks ma tundun nagu sellise inimesena? Mul on mullet, et sellepärast ma olengi nagu... Aga sa ei öelnud mulle ei. See ei ole üldse tähtis. See ei ole üldse tähtis, et ma ei diskrimineeri, kui on kuradi... Aga midagi huvitavat sa seal tegid, sest ma mäletan küll, et sa mingi õhtu, vaata, sa pärast tulid... Nuttes tuli tagasi, vaata. Ei, ta ütles, saad aru, ta oli nagu üllatud ja ütles, vot see oli naine. Oskas nalja visata, sai poliitikast rääkida. Mängisime Pleikarit. Battlefieldis üli hea. Ma küsisin, mis te nagu tegite või nii, siis surusime kätta, raha peale, pokkerit mängisime. Ja. Haige pihv. Riff oli ja vitt maitses nagu munn, aga tegelikult see oli lihtsalt nagu, see on komöödia podcast ja me siin räägime igasugu crazy'sid asju. Sa ei tohi seda kunagi öelda. Mida? Et see on komöödia, et see nagu
ei tohi jah, see võtab seda Magicu sealt ära. Kurat, lihtsalt vaata, viimasel ajal on juhtunud see... Sul eriti, aga noh, eks sa ragebait'id ka, aga sa nagu teisipidi lähed ragebait'i ohvriks ka, vaata. Sest teisipidi nemad ka tulevad nagu natuke sult mingit saama sult midagi ka. See ongi selline back and forth, vaata. Ei ole, sa võtsid hinge seda. Ma võtsin väga hinge seda. Aga miks sa võtad hinge seda? Who the fuck cares? Ei, nagu lihtsalt sellepärast, et vaata, ma olen nagu väga suur tegelikult naiste õiguste eest võitleja olnud terve elu, tegelikult. Ma olen champion of the fair sex. Mina... Kuhu see läheb nüüd? Ma ei julge selle eest seista. Ma ei seisa nagunii, igal juhul, mis ta ütleb. Ma olin... pro bono õhtujuht naiste varjupaiga tuluõhtul aasta 2000. Mis vibe seal oli? Väga sitt oli. Nad ei saanud mu huumorist aru. Ja... I wonder why. I wonder why. Ja siis terve elu olen tegelikult siin naisi aidanud. Sul on Tourette's või? Ei. Aga ma ei saa parata midagi. Siis ma olen terve elu aidanud nagu... Ma olen aidanud naistel suhetest välja tulla, kellel on nagu, kes on nagu emotsionaalses mülkas omadega, ma olen olnud seal, ma olen olnud see rebound, vaata. Ma olen tegelikult väga palju oma elus naisi aidanud. Ja nagu see nüüd, kui tuli mingisugune krõhva kirjutab mulle, et ma olen naiste vastane, mul on nagu see, et ma olen naiste liitlane. Ma olen kõige suurem naiste liitlane, keda ma tean. Ma hakkan nüüd Trumpi käsi tegema. Ma olen kõige suurem naiste liitlane, keda ma tean, naised armastavad mind. Ja siis mul ongi lihtsalt see, et kui nad panevad pealkirja, vaata, et ma nagu ütlen, et mul löön naist, vaata. See on nagu fucking kontekstist välja võetud lause esiteks. Ja teiseks... sul oli kunagi mingi uudis küll, jah? Ja, see oli siis, kui Brigitte tuli mulle lavale keset mu setti. Ja siis ma mingi podcasti seal riffisin, vaata, hea, et ta ei tulnud pärast 6. tequila shotti oleks lõugas. Selline nagu võllahuumor ja mida see Sky või kes iganes korjaski seal välja. Sa teed väga täpselt, kes sellega välja korjas. Võtabki nagu pealkirjana välja, vaata see, et kuradi oleks muljon, nagu see doesn't do it justice, vaata. Ma ei ole vägivaldne inimene, vaata. Ja siis ongi see, et mul ongi nagu see, et mul on suva, mida mingi avalikkus arvab, kui minu emme loeb, et ma ei tea, et ma nagu olen paha onu naiste vastu. Et see nagu kuidagi, et ma tunnen, et tema hakkab nagu minu pärast muretsema. Ja see on see, mida ma mamside teema nagunii, vaata, et seal ei ole midagi teha. Et ükskõik, mis asi on, siis mul on ka, teen midagi, siis mamsin jälle, et milleks vaja, vaata, mida sa teed? Ma ei teinud mitte midagi. Kirjutati nii. Maaliti pilt. Pluss ma nagu natuke tundsin seda ka, et need on asjad, mis ma nagu päriselt ütlesin nagu joviaalses meeleolus, edgelordisin, vaata, ütlesin asju, mis ongi nagu fucked up, sest mind ajab naerma, et see nagu upsetib mingit inimest, vaata. Aga kui mingisugune nagu noor tüüp, kes, olgem ausad, vaatab mind, et ma olen iidol, on ju, ja kuulabki seda ja võtab kõike seda tõe pähe, siis ma tundsin, et ma olen väga valesti mõistetud, sest et minu nagu maailmavaated ja minu nagu suhtumine naistesse versus see, milline ma välisena tundun, on nii suure dissonantsiga, et ma tundsin, et ma pean natuke nagu valgust heitma, mis ma nagu siis päriselt usun. Sest ma teen kogu aeg nalja, ma ei saa seda välja lülitada, see on lihtsalt see, kes ma olen. Ja siis ma nagu tahtsingi korraks nagu teha midagi, et need noored ei hakkaks nagu radikaliseeruma. Ma tean, et sa oled suur Andrew Tate'i fänn, on ju, ma saan aru, et sul on nagu enda asja, millest ma usun, see on sinu maailmavaade, on ju, sa oled pro Andrew, sa oled Tater Tot, sa oled kuradi pro Venemaa värk, ja ma nagu austan seda, et sul on need teised. Kõik, kellel on anti ees, mina on pro. Ja, et see on, et see on, ja sul on, me oleme vabas riigis, õigusriigis, kõik on hea, valisid erakond koospool, on ju, et sa oledki mestja, aga ma olen sots ise, on ju, et me oleme... Saad sots või?
noh, ma olen terve elu olnud sotsiaaldemokraatide nimekirjas ja Oled, ei ole, ma olen valinud sotse päris palju. Ühe korra valisin Eesti 200, et Reformierakonnal oleks lits koalitsioonis, keda ringi loopida vaata, aga kõik see naiste õigus jutt läheb aknast. Ülikiirelt. see nagu selle velaga nagu koos olemine nagu brutaalne, sa never know how things may end up. Ja, aga ongi, ma olen, nad kutsuvadki mind Left Turn Larry'ks, vaata. See on mu nimi, Left Turn Larry. Ma olen Mr. NASCAR. I left turn'id, nagu terve õhtu. Ja, aga noh, lihtsalt tahtsin korra valgust heita, et minu meelest nagu Marina Kaljurand on nagu kõva mutt ja Kersti Kaljulaid ka äge juttu ajab ja et noh, naised võimsad meeldib ja kuidas ma saaks nagu ma armastan naisi. Tere see Erik Kriiger lihtsalt ei suuda. Aga naised on hullud. Aga mina olen naistele hull. Väga crazy. Aga meil on väga hea meel, et sa külla tulid. Aitäh kutsumast. Aitäh jagamast oma siiraid, toredaid. Aga kui on midagi, mida sa sooviks, vaata, kui me kujutame ette, et kui sa sooviksid veel midagi Tänni kohta teha? Ei, kui sa viimane küsimus siis sinna kaamerasse Tänni kohta. Jah, meil on selline formaat siin. Millal te viimati sittusite? Täna, kaua. Ja mul on ülipikad. Ära, ma ei see, juba sain vastuse. Sain vastuse. Selline esteet. Ta on see eenduv pärak. Ma ei pea pühkima. Ma võin vaibal istuda pärast ja chill on. Aga kujutame nüüd ette, et sinu bioloogiline isa vaatab seda episoodi. Kas on midagi, mida sa... Äkki ta see keelest aru? Ütle mõlema. See vend seal Ida-Virumaal, vaata. Tõnu tõlgib, paneb supakad. Et kas on midagi, mida sa tahaksid talle öelda? Vaata sina kaamerasse. Tõnu, pane mingi kurb mussi. Ära kui pahaba. Tere kui paba. Väga hea. Ei tegelikult. This is some good stuff. Tule koju tagasi. See pood oli 500 meetri kaugus. Palun. Fine. Aga mõtle, kui tulebki ja tal on nagu mingi full piima auto lihtsalt. Et ta päris läkski. Vend on mingi Alma omanik. Ja. Et tegelikult on just... Tere piim on tema oma. Et sa tead, et sul ei teki mitte kunagi piimast vajaka. Ja siis sa oled nagu, wow, sa oled nii valesti mõistetud, isa, atjats. Nagu ka Dan on valesti mõistetud. Ja. Väga haige ja... Haige, sul on kunagi HPV olnud või? Ei, sa tahad sellest rääkida ka rahvale või? Ma olen kogu aeg rääkinud sellest. Ei, mul ei ole. Sinu teada, kas sa oled testinud? Ma olen testinud, aga mul ei ole. Okei. Nagu need tavatestid või need nagu... Need erilised testid. Erilised. Ja Dan võib su ühele kirja panna. Ei, sest 4 inimesel 5 on elu jooksul. On jah? Aga meestel ei tehtud sõeluuringuid. Naistele. Kui ma showdel küsin, vaata rahva käest, kellel siit, näitame aplausiga, kellel siit HPV on, ainult naised on plaksutanud. Siis mehed ei teagi, et neil on see. Mehed vist levitavad. Mehed üldse teavad midagi? Väga mitte. Aga pigem on nagu kes on seal? Kui sa võtad selle tava nagu suguhaiguste paketi, mis on süüfilis, gonorea. Ekspert oled, jah? Ei, see ongi, Dan pakubki seda paketti. Paned ennast sinna suguhaiguste teistele, kellel vaatad. Kui sa liitud. Dani nägu on arstina, vaata. Nagu see Vegeta pakib. Aga jah, see väga haige Vegeta referents. Aga naistel on nagu see võetaksegi see vitustükk on ju, vaadataksegi läbi. HPV test tehaksegi automaatselt naistele, aga meestele... sorry, kas sul on iga? Ma ei tea, ma olen seda juttu iga õhtu kuulnud. Jaa, aga ma juba laupäeval ka täpselt sama jutt. See on ühiskond. Ja siin podcastis olid ka rääkinud mingi miljon korda. Jah,
aga muidugi , see on tal vaata see on tema identity osa . ei , tal on see koostöö . ja for mul real , tal on koostöö. ja ta läheb varsti sinna mingisse saatesse ka rääkima , et on HPV . no, no vaata , põhimõtteliselt see Terviseamet nagu ütles , et Daniel Weinberg , Tervisekassa Tervisekassa , et sa oled siin levitanud HPV-d , nüüd levita nagu teadlikkust ka . ja ja siis põhimõtteliselt see on see , ja siis saan tuuri promoks kasutada , levin üle riigi nagu viirus ja saangi öelda , et see HPV vastu aitab kangem kraam ja see on kõik mul nagu läbi mõeldud ja good marketing'is repetition vaata ja ma viin ka oma sõnumit edasi . Nikku on aina raskem saada , aga no ei tundu ju , sealt- sa said , ei , tegelikult ei ole , tegelikult see ongi üliveider , et nagu ja ma ei tee mitte kunagi saladust ka , ma ütlen nagu esimese asjana , et mul mis su häälega ma ütlen ei nagu , ma olen nagu meheks saanud , vaata . ei , seda küll jaa . ma olen mees nüüd . sa oled siuke vana mees juba jah . olen mees . sa oleks nagu legit 10 aastat kuskil turul lilli müünud . vaata hääl on nii Jaa. ära . ma olen seal Viru väravat , müün taksojuhtidele lilli . sealt on lilli ostetud küll no. . Oh, kõige parem koht tegelikult . päris alati avatud . alati Ma avatud olen- , päris kallis ka muidugi . väga kallis . eriti see mingi 4 või 5 hommikul vaata , see on nagu siuke . ma olen nii teinud , et ma kutsun teidi vaat sinna Viru värava Hessi , aga ostan lilled juba ära vaata ja siis ootangi seal ja siis ta ei tule . ja siis ta tuleb 2 tundi hiljem ja teab , et ma ootasin terve aeg . lillegi ja mõtleb , milline bitch ass ja siis me oleme hollikas , turva võtab mult kotti ära ja siis ma olen mossis terve õhtu . vihkan , kui nii juhtub . haige . ma tean , see on haige . ja nii , et kui on naisterahvad , kes seda kuulevad ja tahavad Taniga kohtingule minna , siis see on experience . jah , see võib tõesti nii olla . vaat see on . aga ma nagu joogiklaasi ei jagaks . ahah , no see on liiga dramaatiline , come on , chill nagu . tegelikult on hästi . HPV saad siis joogiklaasist ka . jaa , aga tal võib teisi asju ka olla , sa ei tea . kui ma hommikul olen pissil käinud , siis mu see kusiti on nagu puhastunud juba , et tekib ööga lihtsalt väike HPV kiht . tead , mida HPV tähendab ? harilik peenisviirus , et see on nii tavaline , et et sul tuleb sealt mingi vaiku niri Ei tule, munni ei otsast , see ei ole üldse kuigi tavaline ., kuigi uurisin ja , et sa oled ümber lõigatud , kui sa oled ümber lõigatud , siis on tegelikult väiksem tõenäosus , et see HPV haakub . miks sa ütlesid , et ma olen ümber lõigatud ? ei , ma küsisin , aga sa see oli ümber . sa väitsid . See oli statement, see oli , sa oled ümber üle . ei no ma ei tea , lihtsalt annab sellist vibe'i vaata , aga mina nagu vaat see eesnahalune , see on ideaalne kasvulava , erinev . tal on nagu ülipalju seda ka . ei ole , aga igat kuradi millimeetrit läheb vaja , ütleme nii , et see ikkagi see trampliin venib , vaata . ja see on alati vaat see , oot mul hakkas silmaalune tõmblema , okei , kadus ära , aga meil on alati nende episoodidega see , et kui me hakkame lähenema 2 tunnile ja aur hakkab otsa saama , sul hakkab silm tõmblema . ja siis ma hakkan lihtsalt mingi full perveri juttu ajama . aga tead , mis on huvitav , kui sa vaatad mingeid neid Kivirähk ja Mart Juur neid Eurovisiooni ülekandeid , nad räägivad samasugust juttu , nagu ma siin rääkisin ja jäpivad lihtsalt , vaata , et oi , see Tšehhi tüdruk on küll nunnu , näita tussi . ja kõik on nagu , ai kui lõbus . no aga need on teise ajastu mehed ka . no jaa , aga oli nii hull või ? ei , nad ütlevad küll päris nagu nad sõgedalt . ütlevad Nad full panevad nagu react'i mõnele nende sellele . Anna . ei , neil on huvitavaid asju küll . Ja aga saab nagu olema. need ongi niuksed tegelikult nagu originaalne podcast või midagi kahekesti koos , need on nagu suht nagu legendid . rahva oma kaitse on jah , aga mingi tüüp kirjutas mulle , kuule , mul tuli hea mõte , kutsuge rahva oma kaitse endale podcast'i nagu tuli geniaalse mõtte peale , et Kivirähk ja Mart Juur , türa tahaks , aga ei vasta , tead . vaata , kus mul see saatsin . saada mulle , kui sa leiad . ei , ma just leidsin . ma olen niimoodi just süvenenud , aga . ei , nad on nagu väga sõnaosavad küll tüübid ja just nad on sitaks lahedad . pane siia , siis me kuuleme . ma ei taha neid . no mis siis on noh ? aga see Andorra tipu on sul koledaks , seal surub ju sisikond suust välja . tal on liiga suured hambad . ei , see on küll ai . ta on väike maa , sealt paremat ei olnud leida . kinni nööbitud . ta on ainuke inimene , keda leida oli . kusjuures naeruväärne on veel see , eks ole , punktanud isikud , praktiliselt ükski meist ei näita tussi .
No, küll tuleb. Ei, bro. Ma ütlen seda kohe, kes näitab. Ma otsin paberitest, see on kirjas kuskil. Vaata, on ju, eks ole. Mälus on nad või? Bussipeatused. Ma juba aivan seda. Ära parem ütle seda. Ja ma teadsin, et sa aivad kulle, tule sülle selle peale. Ma ronin üle laua. Ma ronin üle laua. Sööd ära. Mis seal toimub või? Ära räägi nii palju, Andrus. Olgu see hetk meie jaoks. Kas on üllatus, et Andorra andis Hispaaniale 12 punkti? Ära räägi nii palju. Ma räägin siis. Ära patra. Me oleme raadios. Ei ole televisioonis, kus saab vaikida ja lihtsalt nii. Järgmisena hakkab punkt andma Soome. Ei ole mingit vaikust siin ja ära kutsuta tuld ära, palun. Üks isik flanell luuses. See tähendab kaks sõpra, vaata, et unustasid, et mikker käib. aga see ongi see võlu, vaata. Yeah. Et nad ongi nagu nii off the cuff nagu. Te tehti temaga kohe väike intervjuu. Mul on ka flanell. Yeah. aga vaat see ongi nagu see, et kuidagi nende suust see kõlab nagu niimoodi, näita tuss, et see on nagu armas, vaata. no aga see on, asi on delivery's. Samamoodi nagu Mikile antakse sitta, et ta teeb Betmasteri vaat müüs hinge saatanale, promop online kasiinod. üks tüüp siin ütleb hästi palju seda. ja siis aga vaata, öeldakse. jah, meil on ka jutud, aga siis puust, mul on see hümn peas, puust kasiino. ja aga siis vaat Kristjan Jõekald on 30 aastat kuradi loto kolmapäeva teinud, kuna tal on mingi panustanud Eesti gamblimisse. just vanurid annavad oma viimase pensioni ära ja kuna Kristjanil on mesilase kostüüm, siis kõik on nagu lõbus tüüp. no jah, mis sa arvad, kuidas miljon tuli Rooside sõjast? kuradi ei, hing ära müüdud ammu juba. aga jah, Kivirähk. mul on täitsa lappes raisk. jah, aga ei, sa võiks küll teha, see on nagu tegelikult nende see Eurovisiooni kajastus on nagu väga unhinged alati. Nad muutuvad nagu aina pervarimaks, vaata. ja tänasel päeval ka või? ja, ei, nad juba see aasta tegid ka mingid sõgedad, võiks mingi reakti teha. Ei peaks saaduma. Sa pead päevavalgele tooma, nad on ju full misogüünid ja rassistid ja homofoobid. Kohe call out ima ja call out. Vastikud. Kõik panevad nagu Kivirähu pedestaalile, sest et ta lõi kogu Eesti etnose. Aga näitame ta varjukülge. Tegelikult Sass Henn. Te kuulsite ta siit. Te kuulsite seda siit ja siis tuleb see pealkiri, see, et Andrus Kivirähk on Sass Henno ja siis jutumärgid koolon, see Vaakin, kes podcastis mina ka siin. jah, nad mõtlevad välja, vaata, et kuidagi seovad sinuga. Et see on, aga ausad töötajad, tublid inimesed. Tublid inimesed. Sa oled väsinud? Ei, kuhu sa pead minema? Pean minema ka. Mis sa järgmisena teed? I go, mul on, ma saan mingisugused salongi teemad ja siis mul on täna mingi ETV asi. Aga kas seal tehakse ilulõikusid ka või lihtsalt mingi juukse? Sulle kindlasti. Selle sinu, sul on mingit uut lukki vaja küll. Jah. Ei, reaalselt, no see on nagu, see on ikka õudne, mis toimub seal. Kus täpselt? Seal tagapool. Ma blondeerisin ära. Tän ongi nagu see honey badger. Sa blondeerisid seda? Jah. Ma blondeerisin ära. See näeb iga nurga. Aga naistele meeldib. No jälle vaat, see on see, siis ma olin seal Eesti Esos käisin ka, vaat siis mõtlesin ka seal, et nagu saate ühele, et kuule, teeme su selle korda, vaata feidi, vaata, aga nagu jälle tal vaata nagu lendab niimoodi, see on tema osa, vaata, see on jälle juba, see mullet on juba sinu osa. Natuke ilusamaks seda mulletit, siis ei ole vaja või? Naiste, vaat mehed ei pea ilusad olema. Nagu kliinimaks. Eikil on fucking putsis. See puravik, kes ta on? Eik, muusik. Nii, jah. See kuradi. Jah. Vaat see on perses, see peab lõppema nagu. No ma arvan, sa ei saa öelda teistele. Seda küll, jah. Tal on nagu cut ikka. Vaata mind. Ma ütlesin seda. Tõnu kaua meil on käinud? 2 tundi. Ideaalne. Aga ei, reaalselt tule. Davai, tulen. Varsti sulle äkki saame enne teha. Me SAD avame. Pange Roks kiilanema. Jah. Ta rääkis ise endale praegu. Ja määrige mulle mingit veidrust pähe. See, mis on Danny kuradi kehast eritub. See tõmbab kuradi ka. See tõmbab kuradi malamoodi ka kiilaks. Aga aitäh, Andrus Sepp, et sa tulid meie podcasti.
ja ma loodan, et jääd Daniel rahule. Weinbergs. Weinbergs Tainis Valpietris. ja Roger Andruškin ja Tõnu Weinbergs on ka siin. Meie pereliige, ustav pereliige, tasuta teeb meile promo või seda montaaži, et kunagi ei unusta. Mõnus. Jah. Olgu hüva. Hüva. Aitäh kutsumast. Jah. Aitäh Ja kuulamast. minge vaatama Kangem Kraam, Daniel Weinbergs, ütlen neeger. Pane kinni. Laval. Pane kinni. Ciao. Miks ma käin jälle maa?